Tere, minu nimi on Kristo Tuurman. Mina on Illimar Pilt. Ja te kuulate või vaatate Papsid.ee podcasti, kus me ikka väga ägedate saatekülalistega räägime kõige olulisemastest asjadest, elus, suhetest ja kõik, mis sinna juurde ka nagu käib. Nii et ka tänane episood tuleb kindlasti väga mõnus ja kasulik, nii et püsi lainel. Ja suured tänud ka meie toetajale, kes aitab seda podcasti teieni tuua. Ecosh, Eesti oma vägevate toidulisandite ettevõtte, kes siin koha peal Eestis ilusasti toodavad, nii et tasub kindlasti ettevõtte ja vaadata ka nende veebipoodi. Muidugi, näiteks mul siin käes on üks nooreks. Mul pole vaja. Sul pole midagi teha, sa tahad 40, siis hakkame rääkima. Mul ei ole midagi. Aga magneesium, palun väga. Seda mul on vaja. Seda on sul vaja, seda on mul ka vaja. Eile käisin kinos, avastasin seda, et vana inimene juba parem põlv hakkas valu tegema, siis sain aru, et aga ma pole pool nädalat magneesiumit ühtegi tarvitanud. Sinuga see ettevõtlus siin teha ja seda podcasti teha, kas on oht, et pean endal varsti uue partneri otsima? Jep, või siis ikkagi Ecossit täis pumpama. Ja no vaata, hoia ennast palun nagu ja teile ka, et ärge unustage, Papsid 20 annab 20% veebipuhast ka, nii et kindlasti kasutage ja tehke endale tervist, turgutage enda tervist. Ja kui te seal veebis juba ja seal interneti avarustesse ringi vaatate, siis ärge unustage ka Papsid.ee lehte vaadata. Endiselt maikuusse seal naistekoolitusel ja meestekoolitusel mai lõpus on veel mõned kohad ja muidugi meie Papside laager. See on nagu tõesti, me kahe käega kirjutame sinna alla, et tule meiega Hiiumaale Papside laagrisse, sellepärast et see on, ma ei tea, nii mõnelgi inimesel on see elu muutev olnud, aga kindlasti, mis ta sulle annab selle, et sul on 3 üliägedat päeva teiste meeste ja meiega, nii et võtta kindlasti Papside laager ka ette. Aga kuule, kuidas selle nooreks värgiga selle saatekülalisel on? Ma ei tea, kuidas on, sest meil on täna külas ei keegi muu kui muusik, laulukirjutaja, võib öelda lausa tarkvaraarendaja Silver Laas. Tere tulemast! Tere! Tere tulemast! Kuidas sul see vanuse poole pealt sul ei ette see 40, see hukatuslik number? Kuidas siis oli? Ma ei tea. Ma olen esimest korda elus 40, et põnev on, aga ega jah, mingist hetkest alates ega ei ole nagu, et jess, ma tahan saada veel vanemaks, et see ka ikka õnneks lapsepõlvega ära, et lapsed tahavad, ma tahan saada 7 või 8. Et 40, ma olen täiesti aus, ega ma ei tunne ennast 40-sena. Kui ma mäletan ise olles mingi 20 või 18-20, siis ma ikka vaatasin 40-sed nagu ikka vanad peerud ikkagi. Ma mäletan seda. Ikkagi tuli ikka 4 endale ikka. Aga olles ise nüüd, siis ei tunne üldse niimoodi. Huvitav, kuidas teised vaatavad, et tahaks küsida mõne 20-aastase käest? No võt, ja ei tea. Ise tundub ikka, ma olen äge, noor, aga mis see vanemas hüppad, et ma ei tea. Kas keskiakriisi ohtu siis on olnud või ei ole või siin, ma ei tea, uued autod, nooremad naised? Autod on lihtsalt mulle väga meeldivad. Noori naisi ma ei huvita mind. Oma naisega on väga hästi kõik. Aga keskiakriisi ei ole ausalt üles. Mul on nii palju on ikka tegemist kogu aeg, et ei jõua seda kriisitada väga nagu. Et tempo on pigem teadlikult on kiire. Okay. Mitte see mõttes, et ma üle pea kasvakas, vastupidi, mulle meeldib, kui asjad toimivad ja liiguvad ja siis pole aega hakata väga siin mõtlema mingeid uusi lollusi välja enda jaoks. Jõudlust on, et kriisid on siis nende inimeste... Silver Laasiga järgmine podcast, osa 2, 40 aastat hiljem. Silver, nüüd on aega! Nüüd on aega hakata. Ma jõudsin keskiakriisi, nüüd 80-sest. Nüüd hakka jahti ostma endale. Tõmbasin tempo maale. Mootorratast ostma. Mootorratast, 80-sed mootorratast. Äkki mul tuleb ka tagasi. Mul ka mootorratast käis läbi, aga siis kui üks suur siuke õnnetus oli, siis otsustasin, et äkki ei ole lapsevanemana kõige mõistlikum mõte seda ja siis kuidagi jäi ta praegu ära, et aga võib-olla 80-selt siis uuesti. Ma 20-selt tahtsin ka hiljalt, ma noorena sõitsin maal ringi just erinevate kaherattalistega, väga hullult meeldis mulle niimoodi ja siis umbes seal ka 18-20 tahtsin ka hullult lube teha endale. Aga mul on ka abikaasa, kes ka väga, kellega mul väga pikalt olnud koos, sest olime koos. Ta oli vägagi muretsus mu pärast ja ütles, et tema ei ole nõus sellega, et ma saan niimoodi, siis ma olin muidugi mossitsin, mis asja, ma ikka tahan, ma olen mees, ja siis ta tegi mulle väga hea, et teeme siis diili.
et kui mul on niimoodi, et kui ma seisan ilma särgita, mul on nähtav six-pack, siis ma võin minna. 20 aastat hiljem neid lube mul ei ole, six-packi mul ka ei ole. Nii et väga, noh, selline naine. Kuigi ma taaskord nüüd tõele au andes ja ka mu naisele au andes, enam ma väga ei kibele nagu niimoodi selle poole, sest on ka, mul on ise, ma ei ole õnnetusi saanud, aga mul on tuttavad, kes on olnud õnnetustes ja see on ikka piisavalt nagu karm. Jah, see on isegi ju samamoodi, et selle läbi teinud ja see ei olnud nagu tore ja nagu öeldakse, et eks, et küsimus pole, et kas, vaid küsimus on millal, siis see täpselt nii oligi. Ma tegin muidugi kõige esimese õnnetuse, tegin esimene sõit. Esimene kord, kui ma istusin tsikli selga, kukkusin sõbra kondlit puruks, tsikli kondlit puruks, nii et siis oligi see, et siin ma läksin lube tegema, et seda enam juhtuks, aga näed, juhtus nagu ikka ja kahjuks on samamoodi on sõpru, kes on teinud nagu väga õnnetused, nii et tõepoolest. Et olengi siin trennid ju välja vahetanud, isegi korvpalli vahetus siin squashi vastu näiteks hiljaaegu nagu välja, sellepärast et nagu vigastuste arv lihtsalt nagu, et olla väiksem. Ja noh, mida paremini see enda kehas ennast tunned, seda nagu mõnusam, et milleks ennast nagu see põhjendamatult riske, eks ju, nagu võtad. Aga räägi sa lapsepõlvest alustasid, sõitsid seal ka lapsepõlvest tsiklitega ringi, et kus sinu lapsepõlv oli, kus sina pärit oled? Pärit ma olen tegelikult Koplist. Ja terve kuni esimesed 18 aastat ma elasin vanematega, või noh, ema elab mul siiamaani Koplis. Ma olen Pelgulinn, nii et siis me oleme naabrid. No võt, ma elan praegu Pelgulinnas. Jah, aga ma pärit olen kõrvalt kolisin natuke linna poole, mitte palju. Kesklinna poole. Jah, aga samas jah, seal ma kasvasin aga koolis ma käisin hoopis Nõmmel, et tegelikult ma seal Koplis tegelikult veetsin suhteliselt vähe aega, sest et ma käisin Nõmmel muusikakeskkoolis. Iga hommik sain tund aega sõita, siis kas siis bussi ja trammiga või siis 3x3-ga logistada läbi kogu Mustamäe. 33 tean hästi. Jah, et sellega, et ja kuna paljud muusikakeskkooli omad ikka on ka Nõmmelt, eks me klassikaaslased ja sõbrad olid seal, siis me tegelikult veetsime väga palju aega Nõmmel ja Nõmme metsade vahele niimoodi. Ja siis seal juures. Nad oli siis Kopli karastus jäi ära, et seal nagu Tšivo, Sivka Kopli park oli ikkagi, mul oli see, et ma ikkagi Kopli pargist õhtul ikkagi julged läbi minna. Selle Kopliga oli niimoodi, et sa nagu mingi, et nagu hakkasid eks mingi kuklatunne ja sa tajusid ära täpselt nagu nüüd ta oli eriti kena ja tore, aga sel tollal ikka jah, mitukümmend aastat tagasi, et sa nagu teadsid täpselt näiteks, kui sa näed eemalt, et millal sa vahetad näiteks lähed teisel pool teed või sa eemalt näed, et ma lähen täna ringiga, sest no pole mõtet, sa pead ära ja sa ka täpselt, millal sa ei lähe ringiga, see on okei, see on midagi. Ja kui keegi küsib sult suitsu ja sul on pärast suitsu, siis anna, ära hakka seda ja küsib, et anna kõrva taha ka, võta kõrva taha ka, on ju. Või siis veel, mäletan, kui veel telefonid tulid, trammis oled, õhtupoole sõidad Kopli poole, siis kui telefon heliseb, siis kellele see telefon heliseb niimoodi, ära hakka vastu võtma, sest see võib minna niimoodi nagu. Need väiksed asjad olid. Aga jah, enam ma tegelikult olin väga palju Nõmmel. Ega kõik suved ma veetsin hoopis Lahemaal. Ma olen seal suvila ja ma olen see oli väga suur osa mu noorus, lapsepõlvest ikka. Nii et kui maikuu läbi sai, siis otse sinna pedas peale. Jah, olime seal jah. Oota, kas siis ema isaga kokku ei puutunudki või väga? Vanematega lood? Ei, vanemad ka. Mul oli nii vanemad kui siis ka vanavanemad ja onud ja kõik meil olid seal. Et meil on seal mitu, kogu pere, ongi 2 onul ja emal ja isal ja siis vanavanaisa ja kõik olid seal eraldi majades. Nii et Pedaspea ongi Laaside suguvõsa põhimõtteliselt elab seal. Mitte isegi Laaside, vaid see on siis emapoolsed. Emapoolsed, jah. Okei, seal lõõras. Kuule, aga see muusikavärk ka, et kas see oli ka sul siis kuidagi nagu vanematelt nagu tulnud, sa ütlesid muusikakeskkooli, nagu ma ütlen, et lapse paned ikka tavaliselt sinna nagu kas elukoha järgsesse või tahad, et okei, paneme paremasse nagu kuhugi kooli, otsid seal, aga nagu, et muusika siis peab ikkagi mingisugune muusikaalge ka kuskil sees olema või? Ei, absoluutselt. Ma hakkasin ju viiulit õppima juba siin 4-5-selt, sest et mu vanemad on ka muusikud. Et isa on tšellist ja ema on viiulimängija ja see siin nagu ei olnud väga nagu... Valikut sul? Ei olnud väga. Ma mäletan, mul on siuke mingi naljakas pilt hästi vara, sest ongi, ma arvan, 4 aastat ma viisin olla. Mäletan, et ma mängisin oma toas ja siis isa tegi ukse lahti, küsis, et viiulit tead mängida? Ma ütlesin, jaa! Ja siis oli kõik. Uks kinni ja läksin. Aga kas see kuidagi seda ka mäletad, et kas on kuidagi nagu see vastumeelsuse perioodi nagu ka olnud sellele, kas sul tekkis ka kuidagi? No vaata, eriti teismeeas ja mässumeelse kõik, mida ma istun siin. Aga sa vist viiuli viskid nurka, võtsid kitarri või? Kitarri ma väga ei ole, ei, ma just pigem selline nagu mässumeelse üldse vastu, mis asja nagu, aga see on selline, ma arvan, et see käib enamustel läbi, et see ja siis ongi küsimus, et kas on sul seda püsivust ja kui palju sul ongi ka vanemad, siis nagu toetavad, ma ei taha öelda sunnivad, aga mõnikord kas kindlasti sunnivad.
et minu puhul oli see kindlasti niisugune sund ka? Sund kindlasti ka, jah. Mingitel eluperioodidel kindlasti. Ehk siis ütleme ka selles teismise perioodis, kui sa tahtsid nagu selle viiulinurka nii-öelda piltlikult visata või muusika ütle, siis nad ikkagi sundisid teid seal läbi, et sa jääks selle põhimõtteliselt küll, jah. Noh, ma arvan küll. Ma olen kindlasti tänulik selle eest tagantjärgi praegu mõeldes, aga see, et too hetk võis olla küll niisugune, et noh. Aga samas mõtlen ka, see muusikakeskkol oli täiesti geniaalne kool. Nii. Et ütleme nüüd nagu, kui ma hakkasin mõtlema või isa keegi ütles ka, et aga mine sära nagu, ta mine tavakooli jätab küll nagu see alternatiiv oli minu jaoks ikkagi niivõrd jube. Et kuna mulle niivõrd väga meeldis seal koolis, mulle meeldis need inimesed, kes seal olid, meil oli ülimalt hea kamp, me paljudega suhtleme siiamaani, praktiliselt igapäevaselt isegi. Jah, meil on jäänud keskajast täitsa niisugused inimesed ümber. Noh, muusikaringkond üldse. No jah, ongi, sul on muusikaringkond, eks ju, muidu on see haruldus, et sul nii kaua nagu aga mõtlen paljud neist ka isegi, kes ei tegele muusika, ikka me saame nagu väga-väga hästi läbi. Et see nagu tugev õlg-õla tunne ja see sõprustunne, mis seal jäi sisse, et siis see muutus minu jaoks nagu kõik muud alternatiivid ikka ära, et see kaalus sul üle, et vais, ma harjutan edasi ja olen siin. Okei. Nii et muusika kogu aeg su elus olnud ja see Pedaspea, ma saan aru, et see on nagu veel sulle niisugune nagu ütleme oluline koht olnud, et seal sa vist kohtusid natukene oma selle kalli kaasaga ka või? Natukene nagu niisugune värk oli, et kuidas te Anniga kohtumise lugu on? See on naljakas, sest et Anni samamoodi suvitab. Anni ka tegelikult Tallinnast, tema on Nõmmelt pärit nii-öelda. Nõmmelt? Kus sa elus põhimõtteliselt kogu maja? Seal me kunagi ei kohtunud, aga tema vanemad ühesõnaga ka siis suvitavad seal samas külas. Ja me ongi tegelikult meil on hästi väike küla, see pole isegi poodi ja niisugune tillukene pole asfaltteed isegi, niisugune mereäärne väike vana Kaluri küla. Loomulikult kõik tunnevad kõiki, isegi, mitte isegi nagu teavad, või tunnevad isegi, kõik on kõige kursis nii-öelda külaeluga. Mis kellegi eludest toimub? No ikka, enam-vähem. Ja siis Anniga me oleme tegelikult tundnud terve elu nii-öelda, sest ta on must 1,5 aastat noorem. Ja see päris väikest me juba tegelikult teadsime ja tundsime. Kui väikesena siis? No ikka täitsa nagu, ma arvan, kui minnakse randa, siis lapsed on seal kõik jooksevad ringi, siuksed. Et tegelikult ikka terve elu praktiliselt. Nii, et põhimõtteliselt võik öelda, et pea 40 aastat te olete nagu tundnud üksteist, eks siis ütleme nii, et see jah, ma isegi ei teagi, et kohtud oma naisega põhimõtteliselt juba paariaastasena nagu liivakastis nagu ühiselt mängides nagu päris hull, päris äge. Okei, aga kuidas see siis asi nagu edasi, et te olete seal, kasvate, suved on nagu koos, eks ju? See oligi sõrd, et suved me olime koos ja siis nagu talve ajal me üldse ei suhelnud, nagu absoluutselt null. Aga siis mingi hetk, kui sai nagu vanemaks natukene ja siis tekkis need suve, mitte enam suhtlesid niisama, vaid natuke nagu suve nagu romantsid tekkisid meil. Omavahel, absoluutselt. Ja ka need mingid aastad järsult lõppesid septembri saabumisega ära. Suveromants siis suveromants? Jah, see oli suveromantsid alati, aga siis üks aasta see oli kuidagi suurem see tunne, see romants oli natuke suurem. Mäletad sa vanust ka, mis see oli? Jaa, ma nüüd peast võin kohe sulle, see peab olema siis, ma olen ikkagi 19 või? Kui see jäi päris püsima, jah. Okei. Et 19 oli siis see, kui suveromants tuli Tallinnasse kaasa? Jah, siis jäi täitsa niimoodi, et istusime ja rääkisime ilusasti, täitsa nagu väga üllatavalt, tagantjärgi üllatavalt täiskasvanulikult ja mõtlesime, et see on asi, millest tasub kinni hoida vist. Et see tegelikult, et vaatasime seiklused ära kõik maalt ja siis otsustasime, et siinsamas on ikka kõige parem kohe kindlasti. Ja siis see jäi ja siis väga tolmes, et me kolisime kohe kokku kiiresti ja hakkasime kohe nagu koos elama. No jah, selles, et teil oli ju kurameerimisperiood oli 20 aastat olnud selleks hetkeks. Oli 20 suve. See oli ikkagi suvetüdruk oli siin, me räägime sellest siin, Silver oli siin asjad. 20 suve oli, 20 suve, 19-18 suve oli nagu saanud juba kurameerida, et siis oli ilmselgelt, et edasi läheb nagu kiiresti. Et sealt... See on ka päris pikk testperiood tegelikult, kui niimoodi vaadata. Näiteks meil on siin koolitused, me teeme meestele koolitusi ja siis mõnikord öeldud, siis 19 aastat koos, 2 aastat abielus, ja siis on sul 3 last, saad 19 aastat koos olnud ja siis mõtled, et kas ikka on see naine või ei ole, kas ikka on naine, siis inimene ka testis sinna. 18 suve testis, vaatas, kas ikka tasub ära hüvitile. Aga ongi põhjalik otsus ja kindel otsus ja nagu jah. Ja siis oligi see siis, et kohe nagu kokku ja ega sealt vist väga kaua aega ei läinud, kui juba sõrmused sõrmes ja? Jah, me kolisime kohe kokku niimoodi, et isegi me elasime koos korteris siis, kui Anni veel oli lõpuklassis, reaalkoolis isegi. Et siis me elasime juba koos, mina olin siis just astunud otsakooli, jätnud kõik maha oma selle klassikalise muusika poolest. Ma korra käisin ka akadeemiast läbi,
olin seal umbes 3 aastat, pidasin vastu, kuni ma sealt eksmatiga lahkusin sirge seljaga, viiuliga siis nii-öelda. Ja siis ma astusin otsakooli hoopis, nüüd see oli see, nagu see pöörem, kus ma hakkasin nagu laulmisega tegelema ja Anni oli samal ajal siis lõpetas reaalkooli. Et sealt hakkas see peale ja siis tuli juba see abielu ka suhteliselt, jah. Meil on saab, mis me praegu on märts, novembris saab meil 20 aastat abielu. 20 aastat abielu ja noh, mis iganes 30+ aastat siis koos üksteise tundmist nagu. Ja 20 aastat abielu. Ja see on, ütleme, et meil on stuudios ikkagi olnud, kes on nagu kauem koos olnud, aga ma ei tea, kas meil on stuudios olnud, kes on olnud kauem üksteist tundnud, et see 30 kõvasti pluss aastad, et see võib isegi olla, et on üks kõige pikem rekord, jah. Pole peal seda teinud, aga no ikkagi ma arvan küll, jah. Ka selles mõttes mõelda, siis see on ikkagi püsivus, et see ei ole, see on pigem haruldus. Ma usun, vaadates ka ringi enda ümber, et siis meie ei tea siukest nagu paari, kes nagu eriti ongi, kes on esiti see noorepõlve armastus ka, mis on nagu püsima jäänud, et see on, ei tea. Mina tean ainult ühte, kes on tõesti, on püsima jäänud? Kes on nagu keskkooli ajast ja abielus 3 last siiamaani kõik. Ja õnnelikult koos? Väga õnnelikult koos. Okay. No siis on ikkagi haruldus, jah. See on ikkagi haruldus, jah. Aga kuidas sul, nagu, ma ütlen, see 19-20, see nagu noor, no okei, sulle veel see nagu, ütleme, rockstari elu veel nagu ei käinud siis sellel hetkel, eks ju? Ja me olime Anniga, olime ikka enne koos, kui ma alustasin, nagu kogu bänd hakkas üldse. Eks siis see osa olnud kõige kaasas. Et sul päris seda nagu ei olnud, et sul on nagu rockstari elu käib ja siis umbes sellest kõigest loobud ja tuled nagu pere ja kõik see, et see noore 19-aastase jaoks ikkagi päris nagu suur siuke nagu otsus, aga jah, kui sisetunne on õige, siis on õige, eks ju? Jah, ma see ongi, et noh, ise nüüd praegu vaatad 19, mul on tütar saab kohe 19, eks ju, et vaatad neid, noh, tema vanuseid niimoodi, siis nagu noh, vaatad küll, et noh, ise ei tahaks enam olla, ütleme niimoodi. No, mitte midagi halvasti öelda, aga lihtsalt sul ei ole saanud elus nii palju õppetunde ja on ju tarkusi. Aga noh, tol ajal ise, kui ma olin 19, ma mõtlesin, ma olen kõige targem mees maailmas ikka, et siin ei ole küsimus, ma teadsin väga hästi täpselt ja noh, mis vanemad räägivad, kõik muud, noh, andke nõu, kui tahate, aga ma ei kuule niikuinii. Ma niikuinii teen nii nagu, noh, sest ma tean kõige paremini, eks ju. Ja tegid ka? Ja tegin ka, aga õnneks tuleb veel, et nagu mõnega läks täkkes seganedi. Mõne otsusega. Umbes turistades niimoodi sellega läks pihta. Et naisega läks hästi. Naisega läks väga hästi. Kuule, aga 19 aastat siis nagu abielu ka ja see on ikkagi nagu, noh, pikk aeg. Tundub väga ilus juttu kõik, aga et ongi, et sa, noh, olen siin uudiseid ka lugenud, eks ju, et õnnelikult koos ja siiamaani oled õnnelik selle üle, et sul selline nagu väga naine on, eks ju, et 19 aastat, et mis see siis sinu nagu arvates valem seal on, mis see saladus on, et ilusat õnnelikku suhet nii kaua nagu hoida, eriti veel arvestades seda, et noh, see kõik see nii noorest peale, eks ju, et see kogemust veel ka tegelikult nagu vähe, sul ei ole nagu teisi suhteid, kus sa oled nagu vigu ära proovinud, eks ju, ja nagu teinud, et mis see edu nagu võtti on, sest endiselt noh, sa oled siin stuudios, aga see on haruldus reaalselt, et sellist nagu suhet meil ei ole siin tihti, ei istu siin vastas. See on tegelikult hea küsimus, aga ma otseselt ei oska öelda vastust, see peab olema muidugi ta on kuidagi olnud loomulik meie puhul lihtsalt ja ta on, ja ka see vaata, et ongi, kuna me oleme mõlemad nii noored, et me oleme nagu koos kasvanud, et see, me oleme kindlasti ka mõlemad teistsugused inimesed, kui me olime 2 aastat tagasi, aga me oleme koos kasvanud ja me oleme koos nagu üksteist nagu toetavalt kasvanud ja nagu seadnud koos mingeid ühiseid eesmärke, et koos kuhu edasi jõuda. Nüüd me tahame sinna, me läheme kolime sinna uude korterisse või mingid elu või kuhu me tahame jõuda või mida teha. Nii lühemalt kui pikemaid. Ega ongi mida teha täna süüa alastes selles, eks koos mõtleme veel välja, et need asjad. Ja no ma ei saa öelda ka, ei saa ütlemata jätta seda, et siiski ma väga-väga suur austus on mul Anni vastu ja tänu temale on see kindlasti ka olnud, sest ta on tõesti väga hea inimene. Mul ei midagi öelda, ma ei saa julgelt öelda siin podcastis kõikide inimeste ees, et ta on, ma ei tunne teistsugust inimest, et mul on sellega jopanud räigelt. Väga ilus, see on ilus, et sa niimoodi ütled. No aga mulle tundub see nagu niisugune ratsutamine Eleroosa poni seljas Lahemaa poole, kus on kaunis päikseloojang ja kõik muud niisugused värgid. Aga mingid niisugused sellel teekonnal 20 aastat on ikkagi mingisugused raginaid, kriise, neid kuristikke, niisugused okkalisi võsasid ka siis ette. On loomulikult, ma arvan, et ükskõik, kui sa küsid mingitel paaridel, kes on kaual koos, et kui öeldakse, no võib-olla on, eks ju, ka siuksed, aga noh, ma eeldan, on ikka 2 erinevat inimest ja seal on asju, kindlasti on võib-olla juhtunud aegade jooksul.
aga ma olen ka selles mõttes nagu nii-öelda siis nagu vanamoodne või kuidas öelda, et minu arust neid asju me ei räägi. Need on meie vahelised asjad, meie pere asjad, me ei pea neid asju lahkama. Võin rääkida kõigile, kui tore, või selles mõttes, kui ongi häid asju ja anda nii-öelda siis nagu nõu andma on väga halb sõna, aga nüüd oma kogemust jagama niimoodi. Aga ma ei pea vajalikuks neid, see on meie vahelised asjad. Ja igal juhul olete sellest õppinud ja see on teid edasi viinud. Me oleme sellest õppinud ja me oleme praegu siin, kus me oleme. Ma just eile oli tegelikult Danieli sünnipäev. Me see rääkisime Eestime ja rääkisime kodus, et me ka oma suhtes praegu ongi, mis tundub nagu päris kaua on olnud, eks ju, me vist ole kunagi varem olnud nii õnnelikud, suhtes kui praegu oleme. Nii et just eile mul on värskelt emotsiooni pealt saan siin praegu istudes seda öelda, nii et ja mul on, me mõlemad saime sellest nagu meil just oli koolitusnädalavahetusel, siis jälle sai nagu tõdetud seda, et oleme ka siin ja Kalli kaasaga ju ka nagu me oleme oluliselt vähem, eks ju, nagu koos olnud, et saab 12 aastat varsti täis, aga kõige parem koht, kus me olnud oleme ja see ei tähenda, et ei ole neid vahepeal neid mõõnaperioode, eks ju, me oleme ka nagu vahepeal jälle võtsime paar teraapiasessiooni ette, et lihtsalt üksteisega nagu veel paremat nagu kontakti saada, sest mingi lapsepõlve, mingi hüllatused, asjad tulevad sealt esile ja et seda nagu veel paremaks teha ja siis jälle teed ühe, nagu ma ei tea, oska seda öelda, mingi ringi teed jälle läbi, mingi taipamised enda kohta jälle teada, seda enda suhte kohta teada ja jälle on rohkem nagu seda lähedust, ühendust kohta ja igat suhet saab viia paremaks. Isegi, kui ta on väga heas kohas, saad viia seda veel paremaks. Kuigi ma joodan Silveri käest seda vastust, ma mõtlesin, et vaata, et ta ei viitsi kriisidega tegeleda, sest ta on kogu aeg nii kiire. Aga mul pole siin suhtes jõudnud tegeleda nende asjadega. 80, siis vaatame. Ega mul on lemmikud hetked just neid, kus see jutt läheb ikka pooltöösse ja räägidki niimoodi ja vaata mingid kell on 3 juba ja see on nagu kõige mõnusam. Et seda tuleb pärast 20 aastat ikkagi ka veel ette, et teil on nagu süda ja meie vestluseid. Ja inimesed on pikalt koos ja koos kasvanud on ja ikka tuleb veel ette neid asju. Aga mul enam pole aega vaata ka päeval, siin on ühesõnaga hea rääkida. Päeval me olete lastega ja kõik on niisugune koduolme täidab ära tihti. Kuule, aga ma ikkagi tahaks natuke veel nokkida, et ära nendest kriisidest siis nagu räägime nendest negatiivsetest kohtadest, eks ju, mida tuleb nagu ette, et kui oled vanamoodne, olla vanamoodne, eks ju, aga räägi siis nendest positiivsetest asjadest, et üks, mis sa ütlesid, et mis seda pikka nagu seda suhet on iseloomustanud, on ühised eesmärgid, mille ma kirjutan 2 käega nagu alla. Kui liikumine on ühine, eks ju, siis on nagu tõenäosus on palju suurem, et ei kasva lahku, vaid kasvatakse nagu koos, et kui need eesmärgid on ühised, sihid on nagu seotud. Aga mis on veel, mis nagu sina siis mehena ka nagu oled teinud või kuidagi, et seda Ainit kõrval nagu hoida või et näidata talle seda nagu hoolivust või seda suhet nagu kasta nagu lillekest, et ja, aga see on ka kõik on niisugune nagu õppimisprotsess. Meeletu õppimine, et alles ka nüüd, et et ongi, kuidas nagu aru saada, et mida ta siis tegelikult tahab või nagu kuidas olla nagu parem ta vastu. Ja mingid asjad ma olen nagu hiljuti alles aru ja siis ta on mulle öelnud ka, et kuule, et ma olen sulle tegelikult rääkinud seda 10 aastat on sulle märku nagu ja sa pole nagu kuulanud seda korralikult. Et sa mõtlesid seda ma mõtlesin hoopis midagi muud umbes, et saad sa tuua mingi näite ka? Midagi, et kuidagi hoia või midagi nagu rohkem, mingi väikse asju, vot täpselt sama mõtlesingi. Mingi väikse mingi nüansi, mingi kohvivoots, kuidagi siuke, mõtlesin enamalt peas mõtlesin mingit suurt asju, see on siukse nagu kommunikatsiooniõppe, et need on nii naljakad ja hiljem sa nagu räägid sellest, sa nagu naerad. Mehed, vähemalt minu puhul on ikka see, et keeruline ikka või nagu ta kuulake oma naist, tegelikult ta ütleb sulle suhteliselt toorelt otse ette ja ikka oli või, nagu et ei saa nagu aru ikkagi, et see õppimine on lõbus ja kui lõpuks tegelikult on sulle kogu aeg öelnud seda. Ja siiamaani, eks ju? No ikka, see on õpe kestab ja see on okei. Kuidas nagu seda suhet hoida, ma mõtlen, et sa oled ka nagu selline nagu seda päevatöö on ka, eks ju, aga võibki öelda, et sul on nagu öötöö ka, ehk siis päris tihti on ikkagi kontserdid, esinemised, meeldan, et on õhtuti ka, eks ju, sel ajal. Kuidas sa seal seda kõike nagu tasakaalu läbi aastat oled nagu hoidnud, et päris palju reisil, päris palju nagu ära, pere, kuidas see on meil kuidagi hästi, sest mul on tõesti palju, mul on palju sõitmist Eesti vahet. Palju kontserdid sul on aastas keskelt läbi? No heal aastal on ikka sinna lähemale 100, aga selles, kuna mul on ka, ma teen Vanemuisis, olen läbi aegade, ma teen läbi aegade üldse 10 või 11 suurt muusikali, mis on tihti olnud Tartus, on prooviperiood, kus ma olen 2 kuud olen Tartus, olen pühapäeviti kodus ja kunagi olen töötanud mingi Tallinki laevade show'd ja teinud nädalaid oled ära nii-öelda. Aga selle puhul ongi see, et mida ma olen Vanniga rääkinud, et meie puhul on see, et isegi, et see seda väga palju seda koos veeta aega nii-öelda vahepeal ei olnudki, nüüd on kindlasti rohkem. Aga siis me võtsime seda
eriti seda koosveetuaega võtsime tõesti nagu väga nagu kvaliteetajana. Et see nagu tõesti nagu, et kui me oleme koos, siis me oleme tõesti nagu koos kindlasti. Et kas siis alates sellega, et ka minna esiteks kahekesi kuskile, et ilma lasteta, kuigi lapsed on väga toredad kõik, aga tuleb võtta seda aega kahekesi teha, et lihtsalt olla kahekesi. Ja ongi see, kui see kvaliteetaeg, et kui ma tulin siis koju ja Anni töötas ka alguses väga palju tulid, kui ta oli seal veel Perhis ja Ida-Tallinnast olid pikad 20-minutised valved seal vahepeal niimoodi ka, et me nagu, me oleme niimoodi tulnud, ma mäletan, ma tulin mingil kontserdil koju, jõudsin hommik 6 paiku ja siis Anni samal ajal sättis ennast just nagu haiglasse niimoodi, et nagu vannitoas saime kokku niimoodi, et pesime koos hambutõmbes ja siis üks läks magama, teine läks tööle niimoodi. Et enam-vähem jah, et siuksed nagu tag tiim oleme teinud ka vahepeal, et see aeg on olnud päris nagu naljakas. Aga jah, et see, et isegi kui seda aega ei ole meil olnud palju nii-öelda koos, siis me võtame selle, kui me oleme koos, siis nagu tõesti koos, hästi kvaliteetselt. See on nagu, ma saan aru, et see mõlemale partneril on siis okei ka olnud. See on sobinud, jah. Sest nagu tihti, mida ma kuulnud ka oleme, on just nagu naisterahvad on enamasti, kes nagu seda on välja toonud, eks ju, aga loomulikult on ka meeste jaoks see väga oluline, see lähedus, see koos oldud aeg, eks ju, ja kui ongi, mees on palju tööl, naisel on tegelikult katmata vajadused, kui seda meest ei ole, ta on ära ja siis tegelikult see suhe nagu võib kergelt kaugeneda, et kui ühele partneril see ei ole okei. Et teie puhul on siis võti on ka selles, et mõlemal okei olda. Võti ongi see, et on jälle, me oleme nii noorena olime koos alguses, me käisime alles koolides niimoodi kõik, et nad on tulnud kõik nagu loomulikult ja tasapesi mingi asjad juurde ja siis nagu harjud sellega ära niimoodi, läheb mingi teine asi juurde, nüüd talle vahetas töökohta seal, ma võtsin mingi uue asja siin ja siis nagu on mingi harjumisperiood ja niimoodi, aga noh. Et kui kohe pooleks aastaks ära sõita, võib-olla ei oleks suhe vastu võtnud, aga kui nagu vaikselt konna keeta, et siis on nagu okei. Ma arvan küll, jah, see on hea. Et niimoodi ta on nagu veel toiminud. Jah, ma võib-olla kindlasti mingite inimeste jaoks nagu ei oleks aktsepteeritav siuke elukorraldus, nagu meil on. Aga meil ta toimib ja ma ei saa istudes siin, ma võin öelda, et see ei ole minu välja mõeldud, ma ütlesin, et meil toimib, meil on väga hästi kõik, kuidas me tegelikult ei ole. Et me oleme omale ka rääkinud ja ma küsin, et kui ei toimiks, küll me siis teeks korrektuure. Et küll me saame siis mõelda läbi, mis me saame teha ja saab mingitest asjadest saati loobuda ja kui see suurem reward on tähtsam. Mis sinule kõige rohkem meeldib, et mis sulle nagu kui millised kohtingud või milline koosoldud aeg sulle kõige rohkem nagu korda läheb? Et kas sul on ka see need pikad kesköised või ööni ulatuvad vestlused või reisid või mis sa nagu tunned, et kui seda teed, siis see sohet nagu lähendab ja siis ma tunnen ennast Anniga veel rohkem nagu koos ja veel rohkem ühenduses. Ja ütlen, et minu hästi kõige lemmikumad need siuksed hetked on näiteks kuskil hotellis vedelemised lihtsalt. Et see ei ole kuskil linna, isegi nagu ma olen mitu korda Tartus käinud niimoodi, võtab paar ööd kuskil niimoodi, lihtsalt pikutad ja vahepeal mõtled, mida süüa tuua ja räägid ja oled ja see on Ma oleme isegi Tallinnasse võtnud kodus samamoodi, sellepärast, et kodukeskkonnast välja saamine on üks võti lihtsalt ja kahjuks on see, et mõnikord selle eest tuleb nagu raha maksta, et kodukeskkonnast välja saada, aga see on lihtsalt aga see on seda väärt, absoluutselt. Täiega väärt. Et teed selle väikse restorani niimoodi, need on kõige mõnusamad. Minu lemmik, nagu ei ole midagi ekstravagantset erilist, aga siuke ongi mõnus, siuke hea söök ja siuke asi ja siis siuke vedelemine koos. Ja õnneks ka jälle Anni ütles, me oleme väga ikka nagu sama level. Meil ei ole, et üks on mingi, oi, ma pean linna peal vaatama ikka selle katedraali ära ja siit läbi jooksma. Me oleme mõlemad siuksed pigem nagu, et on tore mõnikord, aga pigem siukene ja hästi rahulikult. See ongi, kui sul on nagu 5-aastane poeg, kes on kogu aeg tahab, et nüüd on vaja vinamarja pesta, eks nüüd on vaja tulla, aita mul siin, pane mul see käima niimoodi, et seda istumisaega on hästi vähe niimoodi, iga 10 sekundit pead minema kuskile ja nüüd on vaja vann panna. Et siis, kui sa saad olla juba üle minuti paigal, on juba nagu võit juba. Aga see koht, et kus te nagu nii-öelda tunnete seda, et kuule, mul on siin 100 esinemist olnud ja mul on siin nagu nii-öelda pikad tööpäevad olnud ja need asjad, et nüüd oleks vaja nagu paari suhtesse panna, et me peame selle hotellitoa võtma. Kas on mõningad sellised kohad ka olnud, kus päriselt nagu nii-öelda tõmbadki nüüd kässari peale, et kuule, sorry, kutid, ma ei tea, ma jätan mingi esinemisel vahele või kuidas taipate seda, et siit tuleb see vajadus? Ei, ma ikka ongi, kui räägime, kui pole mõnda käinud kuskil, me võiksime minna. Või see on mingid reisid asjad ka ikka, need ma pean pigem nagu käivad nii-öelda minu graafiku järgi, et ma suhteliselt varakult pean ära ütlema, sest mul on praegu ka mingid kontserdid on juba siin 27, pannakse mul kirja mingid asju. 2027? Nojah, järgmist aastast pannakse suvesse mingid asju kirja vaikselt nagu. Nii hullu ei ole loomulikult, siin leiab auke, aga ma pean need varakult ära ütlema, et ma ei ole vaata ka sooloartist, et ma ei saa nagu
ma ka vastutan nii-öelda teiste poiste eest oma bändis, et ma võin öelda küll, mind ei huvita kõik, aga tegelikult jäävad veel 4 inimest pluss veel siis taustajõud, eks 7-8 inimest jäävad tegelikult see õhtu jääb meil nagu ilma rahata. Et seda nagu ma tunnen seda vastutust vähemalt. Et seal on väga keeruline. Ma ei saa niimoodi saata kõiki pikalt ja öelda, et mind huvita, ma nüüd löön alad seinale, eks ju. Eriti ongi, kui kuupalk ei ole või tavalist puhkust, eks ju, siis see on konkreetselt nagu saamata end tulu. No täpselt, see on, ja siis on see, et oota nagu see perega tahaks reisile, aga oota, aga saamata end tulu kumb nagu. Teiste poiste puhul on meil see, et kui nemad võivad ära minna, siis meil on ka nagu fine, sa võid panna mingi, nagu meil on käinud palju häid muusikutest sõpru, kes oskavad kõik traffic-lugusid väga hästi. Ja meil on nii mõnigi kord, see on Eesti bändides tegelikult sage, et kui keegi saa, siis tuleb keegi haigestund või läheb reisile või niimoodi. Ikka alles siin oli, kes siin Taukarid asjad haigestusid ja kellel siin pimesoolet tuli ära lõigata ja nii edasi. Et siis nemad saavad alati panna keha nii-öelda peale. Aga mina nagu on keerulisem panna nagu seda keha sinna, et ma seda nagu teha ei saa. Aga see on ka fine, mõtlema. Natukene, jah, seda eksprompt reisi, ma ei saa võtta seda, et ma homme lendan ära, eks seda nagu ma ei saa lubada endale. Aga kui ma siis natuke planeerin paar kuud ja leian selle pühapäevast 4-päevane selle augu, kus ma saan ära käia. Praegu see muusikutöö, kuidas see paari suhtes usaldus siis nüüd siis on seepärast, et nagu Silver Laas, nägus mees. Aitäh sulle. Uus jutt jõuab nüüd, ma ei tea. Ikka mõned rinnahoidjad kuskile lendavad kuskile lavale ja peale esinemist tahetakse pikemalt backstage'i tulla jutustama. On rinnahoidjad lavale lennanud või? Kohe lähme saatega edasi, aga tahame öelda suur aitäh Ecoshile, kes aitab seda saadet teieni tuua, kes toodab toidulisandeid, vitamiine ja meil on ka sooduskood PAPSIT20, mis annab Ecoshi e-poes 20% soodustust, nii et saate oma tervist turgutada. Eriti siin pimendamal ajal ja siin kevadvesimusega võistlemiseks eriti hea. Siin magneesiumit on kõigil vaja, mis sul siin käes on? Jaa, kuule, mehele kingituseks mehevägi, super asi ja ja liigese kompleks. Kristo andis mul sellepärast kätte, et ikka peab manust rõhutama. Aga kui sa juba seal Ecoshi e-poes surfad ja su brauser lahti on, siis kiika meie kodulehele ka papsit.ee, et oma lähisuhted ikka ägedamaks ja vingemaks viia, sest meil on seal terve hunnik ägedaid koolitusi ning ka kutsu külla rubriik. Ja nii, et kutsume külla, et tuleme sulle ettevõttesse kollektiivile ka mõnusat jutustama, kuidas lähisuhted paremaks viia või siis näiteks vaimset tervist hoida. Nii et kutsume külla ka. Aga nüüd läheme saatega edasi. On Rinnahoidjad, ma ei mäleta küll. Ei olegi või? Mis sa nüüd jamad? Keegi viskas kunagi ma käe kella lavale. See on see, aitäh, nagu rahakotid. Klassivend. Kõrarõnget tahaks ma neid. Joosep Kõrvits, tšellist, tšelloga, isegi tal on rinnahoidjad lennavad siin tšella vahel. Mul on veel kuskile arendada. On veel minna järelikult. Ja räägi siin veel, et oled õnnelik. Kuidas sul nagu nii-öelda siis proua seda asja nagu nii-öelda on vastu võtnud, et või on see täiesti puhas usaldus, et no peab olema, eks ju, muud moodi see ei oleks võimalik, ma arvan, et ja mõtlen ka, et on olnud nagu kogu aeg nagu algusest peale olemas, et see bänd ka hakkas, kuigi bänd saab mul ka see aasta 20, mis on ka absurd tõesti. Aga siis, et eks ta peab olema usaldusel muidugi. Et ja ütleme, inimene harjub kõigega lõpuks, eks ju. See on ka nagu ikka, et asi, mis nii on lihtsalt. See on olnud paratamatu osa sellest ja nii on. Ja eriti ongi, kui usaldust oled hoidnud ka, vaata, see on nagu lihtsam seda ju hoida edaspidi ka, eks ju, et kui see on nagu olemas olnud. Kuule, aga siis ma saan aru, et sul väga palju elusündmused juhtus seal paarkümmend aastat tagasi, et sul nagu traffic sai loodud, abielu sai tehtud, see on nagu mingi väga tormiliselt aasta 2 nagu. Mõni lapski valmis. Ja aastal tuli laps ka juba esimene loole. Kui vana see oli? 21? Ta on siis 2007, ehk siis ma olen siin 25, ma olin 20, jah, kevade 21. 21-aastaselt said isaks, väga nagu noorelt. See oli ka nagu planeeritud teadlik otsus, et võtate selle ette niimoodi või sa mõtled, nii noorelt ikkagi? Ta oli väga armas üllatus ja siin ei olnud nagu rohkem midagi, ei olnudki, nii kui üllatus tuli, nüüd hakkame peale, ei olnud mingit küsimust. Ei olnudki mingit küsimust, ja siis ei olnud seda, et ma pole äkki valmis, liiga noor, mingi siuksed, et tegelikult oli lihtsalt. See noorus ja jälle see uljus, ma arvan, sees ja see, ma olen nii ka, kuule, mis last ei ole midagi raske kasvatada, küll ma sellega hakkama saan, et nagu, kuule, ma olen jumal tark ju. Et see, et jah, mina ei mäleta seda mingit, ma arvan, see on, võib-olla ongi, tuleb nagu vanusega just see, et äkki ma ei oska, äkki kirja midagi pekki, vaata. Siis ei olnud midagi. Noor ja loll. Loola käis meil igal pool, ma ütlen, ülikooli loengutest istunud kaasa, ma tegin kunagi akadeemias ühte mingit eksamit, eriala eksamit. Laulsin siis nagu komisjoni ees mingit džäss, mingeid asju.
ja siis oli Loola oli ka 4-5 istus komisjoni kõrval, mul kuskil panna teda, istus kõrval ja vaatas niimoodi vaikselt, kuule, eks niimoodi. Et eks me vedasime igale poole kaasa, koolis oli palju kaasas meiega. Või siis Anniga istus sulle tervishoiu kõrgkooli loengutes kaasas niimoodi ja joonistas sul sadade lehtede kaupa pilte. Polnud veel enne tahvliaega ka polnud ka vaata, et viskad ette vaata seda joonistama näiteks. Huvitav, mis ta alateadvuses on? Teab üli hästi tervishoiust nüüd. Mul on see kuulnud tegelikult. Väike operatsioon teeb pole küsimus ka nagu. Mäletad ka seda hetke, kui sa isaks said või see on lastud nii kaua aega möödas, et seda tunnet, kui esimest korda Loola kätte vahele võtsid? Mäletan ikka. Ma lõikasin tal nabanööri läbi ja mind viidi siis algusest temaga teise tuppa. Ja siis istusime kahega. Ma pandi just niimoodi, siis tulime üles ja vaatasime otsa ja siis istusime selle läbi. Mõtisklesime. Eks need läks seda nähtada ikka nii kaua tagasi, et kui ma praegu mõtlen, ma pole ammu öelnud selle hetke peale, aga ma mäletan seda ärevust, värinat ja sükest nagu tõesti sükest nagu õnn, et see nagu see väike sükene pamp ja kes vaatab sulle otsa, et oli kohe sükes nagu kohe natuke minu nägu minu arust ka nagu vaatab minu oma. Et seda suurt õnne ma mäletan, jah. Okay. Et toimus mingi switch ka su sees. Siis mina mäletan seda, kui mul tuli proua, pani mulle 2 triipu pani ette. See oli nagu kõige märgilisem koht, siis ma sain aru, et mul oli niisugune pidude mees ja kõik sellised. Siis oli nagu, peisin parajasti nõusid seal ja nägin, kuidas ekraanikausliselt tõmbas tillukeseks täpiks. Esimene mõte oli see, et mis ma vanematele ütlen, et nüüd niisuguse asjaga nüüd hakkama saime. Ma olin kohe 30 saamas. Mida ma ikka ütlen, nad juba ammu ootasid, millal sa ette näitad midagi. Ja siis oli järgmine koht oli see, et kus ma sain aru, et nüüd on vastutus. Nüüd on see, et nüüd ei ole ainult mina või see naine, vaid nüüd on mul midagi rohkemat. Ei, see on jah, ma arvan, et see on iga siis mehe ja isa, et see tuleb see arusaamine tõesti. Minul tuli see täiesti kindlalt, et ongi, et vastutuse tekkiv. Sinna ma tegelikult kõik oli niisugune ikka, et nagu vähem või küll sa ennast läbi slikerdad kui vaja nagu. Aga nüüd sa pead päriselt inimese eest vastutama. Sa pead alustama kõige elementaarselt alguses, sa pead lihtsalt elus hoidma, eks ju. Ta on täiesti abitu, väga pikka aega. Aga et just see, et sa vastutad ja ka mingite kindlasti eluvalikud, et ma pean siis, kui ma pere neid suutma tagada neile mingid standardid või mingid asjad, et alustame see, et enda elus oleks ja sealt edasi, et oleks neil hea. Kas sa tegid ka midagi, mäletad sa ka, et sa tegid mingid elus mingid muudatusi ka pärast lapse sündi tol hetkel või oli see, et sul juba mingi pall veeres, traffic juba käis, eks ju, et kas sul oli et tegelikult see elu läks samamoodi edasi või sa pärast seda tegid mingid teadlikud muudatused ka, loomulikult me ei räägi sellest, et said vähem magada ja olid isa rollis, täitsid seda et mähkud olid vahetatud aga see oli midagi, mis elus ka sa tegid siis teadlikult, et kuna see vastutuse osakaal tõusis? Ma arvan, et teadlikult mitte kusjuures, kui on aus vastus. Võib-olla alateadlikult midagi küll, aga mõtlen taaskord see nooruse uljus ja niisugune, et see kõik ja oli ka energiat oli ilgelt palju sel ajal. See oli 21 kogu maailm, et see magamata oligi kogu aeg. See oli enne ka. Ei maganud enne ega magab pärast. Aga muidugi oli taaskord Annile see suur au selle eest, et ongi, kuna ta teadis, mul on väga palju asju, ta võttis väga tihti ka enda peale ja lasi mul magada siiski. Sest et ma ei oleks niisugune grumpy. Et ühesõnaga, et ta oli Anja tegelikult on, mis on väga palju aidanud meie laste kasvatamist, on see, et Anja on tegelikult sündinud ema. Ta on terve lapsepõlves, ta on kõik mänginud, kõik on nukud ja alutanud nendega, et ta on seda tüüpi naine, kes on ta oli juba ema tegelikult enne, kui ta lapsi ka ei olnud. Ta on niisugune väga maailma parim ema, ütleme mina. Emaduskeem sees. Aga see oli päris hea see nõuanne, Silver, sinu poolt alustatele vanematele, kes planeerivad lapsi. Ärge magage enne ka. Jah, et tehke treeninguks näiteks aasta otsa mingi rockbändi tööd, kas või transamees oled seal kaasas, harjuta magamata öid, ja siis on jumala mõnus. Ei tule nii suur kukkumist. Jah, et see lähed vaikselt sisse. Lähed vaikselt sisse. Kuule, aga sul selle esimese ja ma saan aru teise lapse vahe on päris suur. Priidik
sündis siis, mis on 13 aastat hiljem või? Et tavaliselt jah, 2020 jah. Ja see ei ole päris nagu, no ühtepidi tõite noored ka, eks ju, nagu arusaadav, et kohe nagu teist, kolmandat, neljandat võib-olla peale ei hakka mõtlema, aga samas vahe oli päris nagu suur, et oli see teadlik ka, et ei praegu rohkem ei tee, üks on piisav ja siis ühel hetkel tuli see soov uuesti, et võiks teine laps ka olla. Ja see nagu see soov kuklas oli kogu aeg, et võiks ikka rohkem olla kui üks, aga noh, eks oli ka nüüd oli see, et kui me selle lapse saime nii varakult ära, siis oli ka natuke nagu aeg, kus me pidime ka oma nagu asjad jonksu saama nii-öelda karjäärid, õpingud lõpetama nii edasi, et nagu see, et mitte kohe nagu jääda päris nii-öelda koduseks mõlemad, et see oli nii-öelda jah, täpselt enda soovideks ka tehtud nagu. Ja siis me tegime seda kõike ja aastaid ja siis nüüd, ja ma tean, et see ongi suur vahe, aga mis on nagu et mõtle ikkagi nüüd, mul laps lõpetab kui keskkooli praegu, Loola lõpetab ja siis nüüd on 1 aasta, siis vaheaasta, siis läheb Pildikele kooli ja läheb välja 12 aastat neid lastevanemate koosolekuid ja kõike seda muud. Lähed sina kooli, Vanni kooli. Super see, ring läheb jälle, läheb lahti. Et kindlasti mõnes mõttes lihtsam, kui oleks väiksem vahega, et saaks nii-öelda nagu koos teha. Noh, saaks koos kõik asjad ära tehtud ja nii-öelda oleks nagu saad nagu mingid kasvatasid üles vaata, nüüd on nagu täiskasvanud inimesed on nagu tore, aga samas nii-öelda nagu egoistlikult mõttes samas, kuna mulle väga mu lapsed meeldivad, mulle väga meeldib hängida, siis on ju jälle tore, ma saan Loolaga väga palju pühenduda ja talle ka nagu väga palju aastatega olla ainult nagu tema see nagu see. Ja nüüd, kui ta on rohkem oma käimise, eks ju, ta on saab 19 kohe, tal on omad sõbrad rohkem, siis ma saan ka väga palju Priidikuga tegeleda, hoopis teistmoodi. Ma saan temale just nagu tema nagu vajadustest lähtuvalt. Et ja väiksed lapsed, ma ütlen, no see võib-olla nüüd tuleb ikka panusega, aga me kõik oleme näinud videosid, vaata, kus on kuskil kraabid mingisugust asja õudust ja siis tuleb see video, kus on see, et mingi vanem inimene, mitte nii noor kui mina, aga see, et mida ma kõiki annaks, ma korra kuuleks, et ma olen 30 ja vaata, kuuled hommikul laste naeru ja tulevad sulle kallis. No see lööb küll südamesse mul, see issand, ta on veel õnneks 5 alles, et niisugune mürakaru, kellega saab kõike neid nagu, et see on nagu, tegelikult see on super tore aeg, et loomulikult on väsitav ja kõike ja tahaks sellest puhkust mõnikord, aga nagu see on mega aeg. Minu lemmikaeg on see Ani lemmikaeg on see päris tilluksed, aga mehed on suhteliselt abitud sellega, ega nad väga midagi teha ei oska ja ema on mõlemast rohkem, aga minu lemmik ongi just alates 2-3 sealt, kuni siis nagu koolini, see on nagu kõige ägedam, see, kus nad ahmivad seda maailma sisse ja on kõigest huvitatud ja sellised entusiastlikud ja jube. Need on väikesed ajamasinad, sest nad ikkagi hoiavad selles mõttes noorena. Mulgi sõitsime Kristoga siin tagasi Tartu koolitustelt, isa helistas. Andis nagu vihjet, et kuule, et see nädal nüüd minu kõige väiksem pätakas seal ei olnud, on, et aga järgmine nädalavahetus juba võiks olla, et siis on puhkust, on, et äkki tood, on ja et siin hoiab noorena. See on hästi tore, et siuksed nagu. Teine asi, ma mõtlen selle peale, et see nagu pikk vahe, eks ju, jälle võib-olla ei olnud see nagu teadlikult, see soov oli olemas, eks ju, aga tegelikult te saite vahepeal pühenduda uuesti paarisuhtele ja anda paarisuhtele seda kaheka, sest me ka ju räägime seda, kuidas lahutuste arv nii-öelda kasvab tohutult drastiliselt, kui lapsed tulevad perre ja eriti kui need lapsed tehakse nagu mitu tükki ja tehakse veel järjest, sellepärast see nagu rutiiniperiood ja see tegelikult see magamatuse periood ja stressiperiood nagu pikeneb ja pikeneb, siis teil seda ei olnud, et te saite korra nagu selle hingamise tagasi, saite tegelikult panustada ka paarisuhtele, sellepärast lapsi oli nagu üks ja ta kasvas järjest suuremaks, eks ju, ei olnud kogu aeg enam tissi otsas, ei olnud kogu aeg vaja nagu toimetada temaga ja siis hoidsite see paarisuhet tugevana ja siis uus nagu laps, et ka see võib olla tegelikult selle pikaealise suhte nagu tegelikult üks võluvõtti võib-olla. Võimalik, ma ei ole seda niimoodi isegi mõelnud, aga kui sa nüüd räägid seda, see tundub täiesti loogiline jutt mulle praegu. see võiks olla tore mõte. Küpsus juba indiviididena pluss veel siis paarisuhte küpsus sinna juurde panna ja kuidas on siis tänane Silver isana versus siis 21-aastane? Kas seal see on hea küsimus. Ma arvan, palju asju on säilinud kindlasti. Mis on need, mis on säilinud, mis see 5-aastane Loola sai ja mis 5-aastane Priidik saab? Mingisugused mängimised koos, müramised, ilgelt suured mürad, mul alati lemmikmüramised, kui ma olin veel, kui sa oled nagu ise kõhuli voodi peal, siis lased lapsed selja peal, kas kukub maha või kuku, pluss ma saan talle massaaži samal ajal, see on mega, nii et see on niisugune, vana tead, siuksed. Ja siuksed koos käimised ikka, et Loolaga me käisime absoluutselt kõik, ma arvan, Eesti muuseumid läbi, kus vähegi võimalik, enamustes mitu korda.
ja Priidiku ma üritan ka ikka järjest rohkem, et palju on sama, ma üritan hoida sama asja palju, mis oli ka tegelikult. Aga mis siis samasugused suhted nagu mõlema lapsega. Aga lapsed on hästi erinevad olnud, nagu iseloomudelt on nad hästi erinevad. Aga mis on erinevus? Mis sa tood, nagu mis sa ütleme, et mis siis seda teadlikkust nagu isana on praegu nagu rohkem tulnud või ma ei tea, või vasimust rohkem? Ma arvan, see on jälle loogiline on see, et eks ma ikka nagu mõtlen rohkem nii-öelda, nagu mõtled rohkem ette ja mõtled rohkem nagu tagajärgedele niimoodi, et ohutase absoluutselt ja seda küll, ja seda hetke on. Aga samas eks ma üritan ka väga, seda kindlasti, et ma üritan nagu järjest rohkem ikka, neid peab kuulama, et see on küll, mis lapse jutt, tundub küll siukene, aga just see, et mida ma üritan järjest viimase ajaga järjest rohkem teha, et tema jaoks on see maailma kõige suurem mure ikkagi, et sina ütled küll, see on nagu loll asi, aga tema jaoks on see hetkel väga-väga halvasti midagi. Tal ei olegi rohkem, tal ei ole eelmist, ta ei tea järgmistest, tal on kõige suurem. Jah, seda on väga lihtne öelda, et tead, kuule, see ei tähenda mitte midagi, on ju, võib-olla ei tähendagi suures pildis, aga sa pead ikka korraks siis kükitama ta juurde ja ära kuulama selle, et mis me siis teeme nüüd nagu, et teeme siis nagu lahendama kuidagi ära selle. Ilus ühenduse loomise koht ka, vaata, laps näeb, et sa oled tema jaoks olemas. Ja täpselt, et tema ja see jutt ei lähe tühja kohta nii-öelda, jah. Mõistate ta nagu ja annab jälle lähedust nagu juurde. Kuule, aga see nagu Priidiku sünd, ma saan aru, et see sünnilugu nagu ei olnud kõige nagu tavapärasem, nagu teil Anniga see kooselu ei olnud kõige tavapärasem, siis Priidik tegi ka teile natukene, ma ei oska seda nimetada, nalja, aga tegi natukene sellist nagu teissugust nagu tulemist, kas sa tuli vähe varem jah, siia räägi sellest ka, et natuke päris palju kohe. No see oli jah. Räägi see Priidiku sünnilugu ka. See oli, ma arvan, kõige närvsöövam aeg mu elus küll. Kindlasti väga paljude põhjustel, et kuna oli ka COVID aeg jälle, eks ju, kõik oli kinni, ma ei saanud ju haiglas käia. Juba käis COVID, eks ju? Ja, see oli täistuuridel. Ütlesid 20 oli. 20, jah. Ja see täistuuridel oli ja ma ei saanud käia seal haiglas külastamas kordagi. Ühe korra hiljem, aga ühesõnaga, kui ka Anni oli pikalt ja seal sees, ta oli seal vähemalt 1,5 kuud sees. Enne siis raseduse ajal, eks ju? Ja raseduse ajal. Ja siis käis Ann külas? Ei, mitte ühtegi korda. Et ma käisin seda akna all käisin lehvitamas ja see oli that's it nagu. Täitsa lõpp. Mis tal oli? Tal oli pikalt vist ongi seal lamamisrežiimil. Ta oli lamamisrežiimil, jah. See oli mingisugused, oli mingi verejooks, oli seal tekkis selle mingil hetkel ja siis ta pandi põhjust, ta oli 1,5 kuud praktiliselt pikutes haiglas nagu. Et laps saaks nagu, et hakkaks sündima veel parem, et saaks lõpuni kanda nii-öelda. Kõik see minuks nii virvarr oli, eriti mingi meditsiinist terminid, ma võin panna täitsa, Anni kindlasti räägis talle palju nagu täpsemalt. Ei ole vaja, räägi enda emotsiooni. Aga jah, minu emotsioon on see, et ta oli väga pikalt seal ja mina siis olin Loolaga, eks ju. Alguses me olime pikalt, olime Loolaga, olime maal, kui Anni oli linnas siis nagu haiglas ja siis pärast olime linnas ja niimoodi, et ega just nagu ootasid, sa kunagi ei tea, mis saab ja kuidas üldse läheb ja see on nagu, see stressitase oli jah, ma arvan, mu elu kõige kõrgem üldse, see periood, kus me siis nagu ootasime, mis saab. Ja ega ma ei arvanud ka, et nii vara tuleb, ta pidi sündima juulis, aga sündis 29. aprill. Et see oli ikka... See on siis 2-3 kuud põhimõtteliselt enne aegsena? See oli jah, 2,5 kuud vist enne aegsena. Minust sündis 30. nädalal, kui ma ei pane mööda. Aga Anni ütles ka väga hästi selle haiguseks, mina enne ei tule, kui 3 on ees. 20 nädalaga ei tule see, et kui 3 on ees, siis tuleb. Ja see oli veel naljakas, et see, et oligi COVID aeg, tööd mul ei olnud, aga siis see hommiku ta sündis. Ma olin saanud ikka väikse keika otsa tegelikult ühtele matustele Elvasse. Et nagu õues ka, et see oli nagu see, kõik see kontakti asi niimoodi, et õues, metsa all niimoodi, et see oli tuttava vanaema, midagi traagilist, niisugune eluring lõppes, et kuule, äkki laulad paar lugu niimoodi. Ma ütlesin Joonasega koos, läksime eraldi autodega Joonasega, kuna oli kõik tõesti kartsid, mis oli väga fine. Läksime eraldi autodega ja siis nagu õues metsa all laulsime. Hästi ilus, armas ka perekondlik tseremoonia, laulsime paar lugu ja vahetult enne, kui nagu hakkas see asjad peale, olime seal nagu metsal, rääkisime juttu ja siis ma mõtlen, et Anni helistab mulle selle hommikuvara, siis me läksime 6 väikust sõitma juba. Ta oli juba, eks ju, haiglast, see oli aeg, kus ta juba oli pikalt sees olnud. Jaa, ta oli pikalt sees, see veel vahepeal välja seal korraks, läks uuesti sisse. Ja jälle, ma mõtlesin, jälle pikalt seal rahulikult sees niimoodi, aga ta oli paar päeva olnud. Mida ta viidi nagu eelmine õhtu just viidi uuesti haiglasse, aga me olime nii harjunud juba, kogu see harjub ka sellega ära, et on kogu see haiglas ja minul süda natuke rahulikum, et on arstide silma all ja niimoodi. Ja mõtlesin ka, et on see periood ja sellist kuule, et Priidik sündis mulle. Ja siis ma sama hommikul, ma mäletasin, mul käis jutt läbi siit kuklast niimoodi, et ei, et kuule Priidik sündis täna, et tehti kõik keiser ja et nüüd on nagu käes ja
siis vaata, kui ma olin nagu täitsa hägu sees, kõik on nagu hästi, kõik on hästi praegu. Ja siis mul tuleb see kiriku pealt, meil see matused olid, hakkame nüüd peale, ma pean lõpetama ära selle ja lähed selle seisma niimoodi ja see oli nii sürreaalne kogemus, et keegi räägib niimoodi juttu ja ma olin saanud just siukse uudise, millest ma polnud absoluutselt valmis ja siis nagu umbes siuke tunne, hakkab nagu vaikselt nagu enda nagu kokku kukkuma. Aga see oli nii sürri, siis hakkad laulma, see ma ei saanud minna kõrvale ka, et sorry, ma pean korra veel helista, aga mul peas miljon küsimust, miks, kuidas, ma ei saa mitte midagi vastust veel. Ja see kastis ikka mingi tunnikene, mul oli 4-5 lugu, see oli nagu see ei ole võimalik praegu, see ei ole võimalik, peas miljon küsimust korraga, tõesti see oli nagu, ma ei jõudnud, mis mu pulss oli see hetk nagu, aga siis nii kui see läbi, eks kohe siis ma mingi helistasin. Ja oli see, et jah, kõik on hästi, kõik on korras praegu, just nagu kõik oli hingab ja kõik on tegelikult mingi masinate all ja niimoodi, et see hästi tilluke, et oli vist... 2,5 kuud varem ikkagi nagu... Äkki ta oli mingi 1500 grammi, see on kõik hästi pisikene. Aga jah, see oli... See tunne jääb üle lõpuni meelde, ütleme niimoodi. See on sünnilugu. Jah, ja siis tuli see, ma mäletan, et selle proua poeg, kes on vanaema siis, kes tal suri, et ja siis ma olin ka astunud niimoodi, ütlesin ka, et teate, mul just praegu sündis poeg nagu, siis ka vaata ilusti eluring tegelikult. Et samal hetkel niimoodi, see kuidagi jälle hästi ilus hetk jälle, see jääb mulle endale kuidagi meelde niimoodi ka. Nagu see Lion Kingis see eluring, lõvikuninga eluring, nii ongi, et kuskil tuleb, kuskil läheb ja lihtsalt, et seda kuidagi nii ägeda vahetu kogemuse said sellega ka. Jah, et ongi, aga siis nagu, aga sellega see stressiperiood nagu tegelikult ei lõppenud selle sünniga, vaid pigem siis ta nagu mõnes mõttes süvenes kindlasti, sest see on see, et ongi enneaegstel on igasugu riske palju ju. Ja eks ma siis guugeldasin ja lugesin palju ja töötasin kõik asjad läbi, mis on võimalused ja siis tal tehti kogu aeg uuringuid ja asju, ülekanded, see on nagu see on hästi pikk jutt kõik need, aga isana kodus mõtted, jälle sa inna sinna ei saa, see ei lubata sinna sisse, nagu see, olete kodus paar pilti videos, mis on tehtud, sa oled näinud ja sa nagu ei tea, siis ootad mingit uuringute vastu, kas need on korras, kas silmad on korras, kas nüüd niimoodi nagu ja siis läheb mingi kindla aja pärast jälle, siis nad olid seal pikalt, nad said ju välja lõpuks 1. juuni sealt. Oota, siis üle kuu aja või? Nad üle kuu aja olid veel sees seal. Ehk siis sina üle kuu aja oma last tegelikult ei näinud? Ma sain teda minna ühe korra vaatama selle aja jooksul, lubati mind tunniks ajaks sinna. Tegin ennem kõik testid, nagu ikka oli, ma sain ühe korra, siis see oli kuskil, ma arvan, et äkki kui ta oli 2-nädalane. Okei, nii et pärast 2 nädalat nägid esimest korda. See on nagu siis veel hullem kui meie isadel oli, vaata ju. Meil oli ju nädal aega keskeltläbi. Esimese lapse saime kohe endale sülle ja teisega läkski kõvasti aega, et sain sinna korra minna. Et sa tegid jah, see said nagu väga, 2 nädalat on ikka väga pikka aega, et oma last esimest korda nagu näha. Okei. Aga mõtlen, kui järjest nagu tulid need kõik need, ka need, ütleme, kui see stress või kõrge, ka need kergendused olid väga kõrged ja väga tugeva emotsiooniga, et see, issand, on korras nagu, mingid ajuuuringud, kuule ei, sellega on korras hästi. Sa midagi välja ei ütle, aga oma peas mõtled 1000 asja, et mis saab siis, kui on midagi halvasti, mis ma siis teen. Ega teagi, mis sa teed, on ju. Ja siis kogu loodad ja siis, kui tulevad järjest need positiivsed vastused järjest, et kuule, sellega on jälle hästi, see on korras, siin on siis nagu, need on sellised nagu meeletud kergendused, ikka sellised nagu, et jah, jumal tänatud, nii väga hea, sellega on jälle tehtud olemas. Väga lahe. Sest et Priidik on jällegi, et ta oli küll hästi väike niimoodi, aga ta väga kiiresti hakkas ikka nagu panema, nagu järgi tõmbama ja juba seal aastasena oli juba täitsa seal oma selles juba arsti öeldi, et me enam ei räägi mingit enneaegsest lapsest juba, et täiesti nagu juba niisugune nagu omaette kutt ja praegu ta on niisugune nagu oma lasterühma kõige pikem ja tugevam. Et kõik on nagu viimase peal, ühtegi mingit selle enneaegsusega ei ole. Pidigi varem tulema. Pidigi varem tulema. Täpselt, ise olen naerud, et tahtis tulla varem. Uudisime oli nii suur ikka, et see mõttes on, et need kergendused on väga... Sa ütlesid, et sulle lapsed on täitsa erinevad ka, et nagu see ja tüdruk ja poiss ilmselt on ka, et mis siis vahe on nagu see tüdrukisa ja poisisa? No eks seal ongi, tüdrukud on ikka nagu hoopis teistsuguse energiaga on seal, eks ju, kuigi Loola oli pigem niisugune, kellel väga meeldisid, et nii-öelda niisugused poistemängud ka vägagi, ta on aga nautis niisugust ka müramist ja niisugust lemmikloomulikku hunt ja niisugune nagu äge. Aga Priidik on seda kõike veel korda 3 nagu, et see on niisugune nagu pea ees nagu läbi seina, let's go, kõik iga asi niimoodi, et hästi kiiresti
hästi kiiresti vihastab, hästi kiiresti lepib pärast seda, nagu kõik need emotsioonid on hästi suured niimoodi ja samas on niisugune, mis on, mida Loola kohta, et ma saan ka seda öelda tema kohta ka, aga Priidik on uskumatult heatuuline laps, tema nagu see default nägu on niisugune nagu noh, niimoodi, et ta nagu ei oska niimoodi nagu ta nagu naeratab kogu aeg. Anni ise arvab, et sellepärast, et kuna noh, ta oli nii oodatud ja alguses niimoodi, et ta on terve harjunud, et temal on naeratatud, siis kõik, kes teda näeb niimoodi, oi, tere, noh niimoodi, keegi on rääkinud niimoodi kunagi, himikuga, kõik on kogu aeg, siis ta on ise võtnud selle vist kaasa ja peegeldab seda praegu ise, siis ta nagu noh, ta ainult naeratab kogu aeg. Kui sinu vanemate käest küsida, et milline laps sina olid, kas sa olid ka selline? Ma olin niisugune jah, pigem see, kes ei püsinud pudelis paigal. Mul on see, et ema on rääkinud mulle, et ma läksin 6. kooli, sain 7 küll oktoobris kohe, aga läksin 6. kooli ja siis kui oli see talvevaheaeg, esimene jõuluvahele minek, siis oli mingi lastevanemate koosolek ja siis oli klassijuhataja oli mu emale öelnud, et kuule, äkki võtate veel pooleks aastaks koju. Tead, nüüd on juba siin, nüüd lasta enam ei hakka. Et noh, et ikka ei ole päris nagu, et ma olin nagu esimene klassis ikka, et noh, ma ei käinud ikka väga lasteaias, kuna mulle ei meeldi lasteaias käia, käisin vist 2 nädalat ja siis tõmmati nii-öelda vanemad kõik nagu rakke. Et ma nagu, kui öeldi, et no istume kõik maha, ma ei istu, ma tõusin püsti, läksin ära näiteks. Või no selleks nagu, need ma pidin nagu õppima siis nagu hard way. Aga siis see kooli, ütleme, esimesed aastad ei olnud ka, ei tulnud nagu kõigegi lihtsamalt sulle? Mul õppis kiiresti, aga eks mul see käitumise niisugune probleem, aga mul on meeles esineda väga ja niisugune noh, tundis, eks ma niisugune nii-öelda nagu noh, paha poist on imelik öelda, eks ju, aga no nii öelda selle standardit tolle järgi eriti. Ei läinud kasti? Jah, käitumist ma viite ei saanud kunagi see mõttes, ega hoolsust. Väga hea. Okei, nii et Priidikul ja Loolal nagu see vahe, nagu, mis sa veel nagu märkad, et enda isana, et ise isana nagu olles, et kas sa teed midagi teistmoodi ka nagu, et näiteks, et ala, et tütre kasvatamisel, poisi kasvatamisel on mingid erinevused veel, mis sa märkad? Niimoodi teadlikult vist mitte kusjuures. Ma ikka pean, sa ikka lähened nagu persoonina, noh, et mis talle võiks nagu meelda niimoodi. Et noh, Anni muidugi naerab, et ka Priidikul on ilgelt meeldivad autod ja me vaatame koos vormelit, esimene etapp oli Austraalia etapp, 6 hommikul hakkab peale. Ja ma võtsingi, me leppisime kokku, et ma võtsin ta kaasa, läksime hommikul, võtsime tekid kaasa, läksime diivani peale ja olime kaheks sihukeste nägudega ja hakkasime vormelit vaatama koos ja nagu, et noh, siis ta hakkas nutma, kui Ferrari ei võitnud. No, niimoodi elab ikkagi kaasas. Et noh, Loolal sihukest asja ei olnud, sihukest huvi absoluutselt nagu autode vastu ja vormelite vastu ja mulle endale kohutult on ja mulle väga hea meel, et tal on ka, et me juba saame koos sihukese nagu mälestusi luua endale, et hommikul 6 võrgusel pime veel ja me hakkame vormelit vaatama. Ega ma ka oma tütardega vormeli ette neid ei saaks isegi. No, liikuv pilt töötab alati, aga ma arvan, et vormel ei töötaks. Mina enda plikadega on jalka MM-i vaadanud. Aga no mul on naiska ka on selles mõttes, et jalka MM ei ole talle võõras, et on ikkagi, siis on ikkagi võikud ja värgid. See on siuke happening muidugi. Aga mis sa nagu pärandiks oled saanud kaasa esivanematelt, mis sa näed, et mis sinu isa, ema tegid ja mida sa nüüd enda vanemlusteekonnal nagu oled rakendanud neid samuseid asju? Noh, näiteks üks koht oli näiteks see, et kus natukene pushiti lükati takka, et kuule, teeke see muusikakool lõpuni. Et kas endal nagu need tunned ka, et vanemate käest oled midagi pärandiks saanud? Nii positiivseid kui negatiivseid asju, et midagi, mis ei meeldinud võib-olla ka, mida ja märkad enda puhul, et jätkad või siis ei jätka. Just. Väga hea küsimus. Ja ma ei ole selle niimoodi kunagi mõelnud isegi vist. Aga võib-olla see, mis mulle endale nagu, kas mõtled nagu oma lapsepõlve peale, mis on nagu kõige rohkem nagu selle, ma ei taha nagu teha liiga vanematele, kuidas ma ei mõtle seda niimoodi, aga mingid hetked, mis on jäänud, mingid üksikud hetked, mis on jäänud meelde, väga tugevalt on see, kui midagi on näiteks lubatud. Et noh, jah, okei, teeme ära selle ja siis ei ole nagu sellest kinni peetud. Ja see on täitsa mingi naljakad väiksed, see ei ole, ärme ütle seda nagu traagilisena, et meil on laps hüljatud. Mingi väike asi, ikka juhtub. Et on ikka jäänud nii hästi meelde siiamaani, et seda ma üritan küll kindlalt vältida, kui ma olen midagi lubanud ikka, et siis olgu see nii nõme kui tahes, nagu kas ma, lükkame päeva edasi, kui võimalik, ma räägin läbi, kui sorry, tõesti täna ei saa, aga siis homme. Aga seda, et ma siis seda üldse ikka ei tee, mida ma olen lubanud, seda üritan nagu vältida nagu tuld, ütleme see niimoodi. See on üliäge, et selle nagu välja tood ka, et me koolitustel räägime selle kattete lubaduste andmistest just ja see ongi nagu noh, me teeme seda erinevatel kujudel, eks ju, me mõnikord teeme seda, põhimõtteliselt me ähvardame last, ütleme, kui sa nii ei tee, siis sa mitte kunagi näiteks, ma ei tea, multikaid ei näe, eks ju.
tema teab, et ju ei ole see tõsi, et ta mitte kunagi nagu ei näe, aga sa proovid ennast teha kurjemaks ja suuremaks aga tegelikult on see, sa annad katteta lubadus, eks ju. Ja samamoodi see on ähvardamine, eks samamoodi, kui sa lubad midagi. Pluss lapsele kätte siukse asja, mida tema hakkab 10-12 aastaselt sinu vastu kasutama. Ta hakkab ka sind ähvardama. et seda nagu teha ja see usalduse ülesehitamine, nagu me teame, on siuke nagu pikk töö ja see on nagu kivi aval, eks ju, aga ongi, kui sa selle usalduse ära rikud, siis sa teed seda väga kiiresti teha. Nipsuga on see läinud, see ehitatud loss või kindlus on sul maha lükatud ja tegelikult sa viid ennast kaugemale sellest. Üliäge, et sa selle tood, see on tõesti oluline igale lapsevanemale hoida seda usaldust ja oma lubadusi päriselt pidada. Ära anna neid. Kui sa ei saa neid pidada, ära anna. Ära ütle, et ma mängin su õhtul, ära ütle, et sa lähed taga sinna. Väldi siis seda, kui sa tõesti tunned, et see oht on, et see ei juhtu. Aga kui te ütled, siis ongi, ole mees ja tee ära. Siit tagasi teed ei ole nagu. Ja Silver, sa ei tee oma vanematele kuidagi moodi liiga, seepärast, et nemad juhtub ikka siukse asja. Tegid kõike oma teadmiste ja nende oskustega, mis neil sellel hetkel oli. Neil pole tõrna aimugi, et see võib midagi lapsele meelde jääda või teha. Täpselt, et mingisugused traumad on seal. Sa võid oma last kasutada vati sees, aga kui ta ikkagi ilusid ülliline päev, ma olen kõike perfektselt teinud siin Gordoni ja muude hea vanemluse järgi, on ju. Ilus päikseline paistepeline päev, me oleme pargis ja siis mu 4-aastane jookseb sinna parditiigi poole. Tema elus on mäng, et kus ta on pisikeses vannis ja mängib seal vannipartidega päris elus. On see 2 meetrit sügav snellitiik, kus ta hakkab kohe ära õppuma. Mida ma teen? Ma jooksen, võtan tast kinni ja 20 aasta pärast istub ta teraapiatoolis, ütleb täitsa pekkis, nagu lihtsalt mul vanemad takistasid minu vaba tahet, ma ei tea. Kus see trauma küll tuli? Et neid asju tuleb ette ja pole midagi teha. Aga jumal hästi kuulsin ennast ka siin ära, sest mul on samamoodi need üks valusamaid kohti on see, et kui ma lastele midagi lubanud ja siis lubadus ei tule, kas siis õigeaegselt või selle täitnud. Ma olen lausa katki selle peale, nagu mul naine vahest on, et üks hea näide oli see, kus ma lubasin keskmisele tütrele, kui ma tundsin, et üks-ühele aeg on vaja, sest käitumine kodus oli niimoodi, et kõik said, õed said, kõik said, on ju. Okei, lähen välja, tead, teeme siukse värgi, et lähme sinna metsa äärde, me läheme laagris, paar siukest kruusateed, kus mitte kedagi kuskil sõidad. Teeme üks-ühele aja, et ma luban sulle autoga sõita. Ja temal on nagu see on nagu elupäev. Ja siis tuli naine avastas, et kuulete, aga meil on tegelikult täna õhtul üks kontsert, kus me peame minema. Ja mõni tütril luban. Mul nagu, ma olen käinud korra ära, ma pean tega tegema, see on nagu, ja ma läksin nii katki sellest, kuni lõpuks siis oligi, et tütar läks ka loomulikult katki, aga siis me saime rääkida, et järgmine päev siis teeme. Ja teeme kindlalt ära ikka. Ja, et lükkad edasi, eks see on nii oluline ja ongi, et ise selle sees olles ja ongi, tead ju seda kogu aeg ja koolitame ja samamoodi, et sellised väiksed nüansid on nii selged sulle, aga ikkagi eksid selle vastu, nagu, et kõigil on seda, et seda enam tasub seda meeles hoida, et need eksimisi oleks lihtsalt nagu vähem elus, et muud ei ole. Kas, igaks üks nagu edasi, on sul veel midagi, mis meelde tuleb peale selle katteta lubaduste andmise ka? Ei, see on väga hea küsimus. Ma tahan selle ise mõelda, kus sellest hiljem, aga ma hetkel ei oska neid rohkem öelda. Teed mingi õhtu sauna ja siis pikemalt nüüd. On nuputamist. Kirjuta meile, paneme oma selle Instasse ülesse, siis, et Silver Laasi nagu taipamised oma kasutusmeetodid ja puudulikkuse kohta. Mul tuli ikka üks veeasi. No kahjuks minul on, ma tean, et mul tihti lugu nagu nii-öelda proovin asju lahendada, siis tunduvalt kõvaäälsemaks, kui seda vaja on. Et mis ma kuna enda vanematelt kaasa olen võtnud ja kindlasti ma olen ka kaasa võtnud siis selle kasvukeskkonnas selle, et mul 3 tütart, ma kasvasin 4 vanema vennaga, me elasime maal ja seal ei polnud aega ninu nännutamiseks, nagu, et mõnikord minu nagu nii-öelda see empaatia koht on täiesti olematu või siuke õrnuse koht, et ma olen ikkagi päris meeste maailmalt karnud peale. Vanemale tütre üli hästi sobib, nagu sinugi tütar tegi, tema mängib ka poistemängu, ta hängib poistega, ehitavad onne, möllu, värk-särki. Aga noorematele on ikkagi vahest see naine tuletab meelde, et nad on sul tütred ja ma mõtlen, jumal tänatud, aitäh, nad on kõige suuremad õpetajad, ma õpin nende käest seda pehmust, empaatiat, seda kõike. Aga ikkagi see tuleb minu pärandmuster, mis on kingitud mul vanemate poolt, see ikkagi kipub läbi vahepeal tulema, et mida ma pean siis murdma. Et lihtsalt see on ka sulle mõnus asi, millega peale nagu mõelda. Absoluutselt.
see lapsevanemluse karjäär, ega ta nagu isegi ütlesid, ega ta nagu alati nagu lihtne ei ole, eks ju, et tihti on see, et seda väsimust ja kõik on nagu peal ja tahaksid sellest ka nagu puhkust, eks ju, nagu saada ja see on hea, et oma paarisuhtele saate anda seda nagu aega ja vahepeal seal lapsevanemluse karjäärist ja emadusest, isadusest nagu väikest nagu pause nagu võtta. Aga kuidas on veel, et see vältida seda, et see kodus siuke nagu lühikese süütune rissi on ja võib-olla kärgid ja värkid, kuidas sa ennast nagu hoiad, et lisaks paarisuhtele, suhtele lastega, eks ju, kuidas sa ise ennast selle kõige sees hoiad, et mis on mingid tegevused, mis sa nagu endale pakud, et ennast selle virvarri sees hoida ja olla tõesti nagu väärt isa, sellepärast et su enda akud on täis ja sul on hea olla. Ega ma midagi väga teadlikult tegelikult ei tee sellist. Ma üritan... Vaimse tervise praktikaid nii-öelda? Ei tee jah. Ma ei ole väga... Või kas sul ei ole seda nagu tüüpilise keskmise Harju mehe niisugune akude laadimine six-pack kõrvale? Jah. Ja siis... Mingil hetkel ka see, mitte jumalast iga päev, aga mingi hetk, kui sellega ütleme... Mul ei ole nagu siukest teadlik jah, siukest nagu asja, mingi variant, et nüüd ma isa aega nüüd, ma oma aja. Et mingitel hetkel mulle väga meeldis ka discgolfi mängimas, kus ma veetsin seal väga palju tunde metsa vahel lihtsalt. Nüüd ühesõnaga täpselt nagu pole nagu aega enam. Ja see ongi see, et seda, et see nagu aega ei ole, see nagu, see kõlab nagu karmilt ja halvasti, aga tegelikult see ei ole, sest et siis sul pole nagu, kuna sul ei ole nagu, sul ei ole ka aega nagu nende jamadega ise hakata mõtlema välja. See on nii hea, et sa jälle tood seda. Mul ei ole aega nende kriisidega jamadega tegeleda, nagu ma panen lihtsalt edasi nagu. Jaa, aga nad on nagu tuim, see ongi, kui sul seda aega on nii vähe, siis kui sul on see vaba aeg, kui sul on see pühapäev, nagu mul on viimasel hakanud väga meeldima kodus hakata nagu süüa tegema, aga mitte niisama, vaid nagu lihtsalt sükest nagu päriselt nagu võtad ette mitu käiku ja niimoodi, et ma olen hommikul ongi käitud turult, lihunikult võtad mingi liha ja sa teed selle niimoodi mõtled ja siis ma võtsime 4 nädalat järjest tegime, mõtlesime ette Prantsusmaa erinevad, siis kõige tuntumad Prantsusmaa söögid ja loed ja ma hästi palju kasutan AI-d selle jaoks, suhtlen temaga, kui räägin, kas ikka nii ja niimoodi, siis me paneme kokku niimoodi. Ja need päevad ka, siis sa hindad tegelikult seda päeva palju rohkem. Sa tegelikult tere päeva seal möllad seal, ma üritan Priidikuga koos näitada, kuidas teist teha, tal on oma Anni tellistele oma põlle niimoodi, siis me koos teeme seda. Äge. Ja Anni saab ka puhata ja see päev rahulikult, tema saab chillida selle niimoodi, et ma toon talle maitsta, kuidas see niimoodi. Et siis sa hinda, kuna sul muudel päevadel on nii kiire, ma olen terve nongel, ma olen tööl, siis mul on keikad õhtul, siis ma olen pannud Tartu vahet mingi etendusi, siis on see nagu nii palju väärtuslikum see päev ja sa ise väärtustad seda ja see nagu et on, mõtlen nagu taaskord, et kui sul on kogu aeg kiire, see ei ole tingimata halb, siis korraks ei ole, on jube hea. Läheb nagu... ta on nii tore siis. Läheb korda rohkem. Ta on palju tähtsam siis. Okay. Silvia oskab ennetada kriise, siis nagu, kui megi siin statistika lahti võtame, siis tavaliselt nagu need lahutused ja need laialiminekud või suuremad kriisid tulevad siis, kui kõige väiksem laps läheb lasteaeda. Miks see nii tekib, on see, et suhtesse tekib energiat. Suhtes tekib kapatsiteeti ja siis hakatakse üks sulle otsa vaatama. Muidu on kogu aeg olnud nagu esimesed 2 eluaastat koomaperiood, kuidas meil siin lapsed, mähkmed, värgid, särgid, kõik rutiin ja siis on järsku, oota, meil on nüüd energiate aega. Silver paneb edasi. Ei saa tekkida energiat. Kus sul selle karjääri mõttes ja muusikukarjääri mõttes, et ongi see nagu päevatöö nagu ka, kas see ei ole, et nagu päevatöö seda segama on hakanud või kuidagi, et oled mõelnud, et COVID-i ajal ta tekkis sulle, eks ju, ütlesid, aga et kas sellest nagu loobuda, et saad rohkem muusikukarjäärile panna, rohkem perele rõhku panna, et see päevatöö on ikkagi sulle meeldib, et see ka, et hoida seda? Mõtlen, et ma olen selles mõttes nagu olnud nii-öelda nagu mõnes mõttes privilegeeritud olnud, selles mõttes, et ma olen 4 aastat olnud seal päevatööl. Ma pole varem kunagi elust tööl käinud. Jah, see on nagu ikkagi haruldus. Ma pole kunagi saanud, ma olen oma bändi ja muusika ja teatri ja asjadega saanud ära elatud kõik ja ka pere hakkama saadud. Et see oli minu jaoks ka kohutavalt põnev minna nagu päris tööl. Ma olen näinud sarjadest ja filmidest. Et inimesed käivad tööl. Kuidas kontoritöö näiteks. See on nagu Office'i seriaal, super naljakas on ju. Päris naljakas ei ole päris see kontor, aga see dünaamika seal hoopis, see oli nagu minu jaoks ilgelt põnev ja ma nagu mitte ei unistanud, aga ma mõtlesin, et kuidas oleks, kui ma iga hommik pean minema tööle, et mis nagu see on teistsugune tunne nagu. Et ja ei, ma olen mõelnud, kas sealt midagi ära jätta või midagi lõpetada. Ja ma olen ka Anniga rääkinud ja Anni ütles mulle väga ilusasti täpselt samamoodi, ütles ka, et nii pea, kui sa ütled, et sa ei jõua enam, siis jumala eest ära, siis nagu ära viivita, et siis mõtleme edasi ja teeme korrektorid koos. Ja ma olen ka nõus sellega, et nii ongi.
et kui ma mingi ikkagi tunnen, ma arvan, ma suudan ära tunnetada selle, et ma ei lähe katki ennem täitsa, ma ei põle täiesti läbi, et ma arvan, et kui ma hakkan tajuma, et hakkab minema, siis ma suudan õigel ajal öelda, et midagi nüüd peab ära lõpetama, et nii niisuguse tempoga ei saa. Aga küsin teiselt poolt siis ka, et aga selle teise karjääri poole siis ongi muusika, teater, eks on esinemised, mis on nagu palju. Kas seal on ka mingisugune niisugune nagu varjukülg, kas see võib ühel hetkel olla sulle, et kuule, et seda on nagu liiga palju või kuidas, sest ikkagi päris kaua nagu traffic'ut ka teinud, eks ju, et väga paljudel artistidel ja loomeinimestel on see, et nagu okei, see nagu peatükk on nüüd tehtud, paneme selle nagu kinni. Ja see on, ma ütlen, me oleme olnud 10 aastat kauem koos, kui Beatlesid olid, eks ju. Aga seal ikka, et Traffic'u puhul ma ise pean seda ikka, et oma nii-öelda elutööks, ma arvan, sellega nii-öelda, ma olen kõige rohkem jään inimestele meelde ja see on minu nagu hetkel vähem, ma usun, nagu peale mu laste nii-öelda on see kõige tähtsam asi minu nii-öelda karjääri mõttes olnud kindlasti ja ma arvan, see jääb ka selleks. Mida iganes siis kui edasi tee või kuidas selle asi läheb. Ja Traffic'u puhul ongi see, et miks see ikka nii kaua on kestnud, miks ta kestab, on ikkagi, et need seal peavad olema nagu õiged inimesed ja mingid kompromissid ja mõtlen, eks meil on ka olnud igast verevahet siin seal erinevate asjade pärast on inimesed lahkunud, juurde tulnud. Aga see kuidagi, olles kursis ka väga hästi teiste Eesti asjade kõigiga, ma tean, et kuidas nagu on mujal suhtlused. Meil oli kena traditsioon kunagi, mida me tegime, ma arvan, päris palju kordi oli see, kus me tegime tõeõhtud bändiga siis. Tõeõhtud? Jah, kus me rääkisime niimoodi, et kõik, mis on vahepeal jäänud sisse, nagu solvud ei tohtinud, muidugi solvuti, aga nagu tegelikult ei tohtinud solvuda. Ja kus sa said rääkida kõik ära, mis on nagu tegelikult, mis on käinud sul pinda nagu viimasel ajal või kuidas sa bändi bussis käitud, mida norskad, kõik asjad niimoodi. Ja need olid väga karmid. See oli ka nalja, aga nad olid ikka esiteks enda kohta küll, ja see tõesti, solvusid küll korraks on ju, mis asja küll, aga sa tegid mingid korrektorid kindlasti pärast. Ja need olid need jubedad puhasid õhku, et niisugust nagu all mingit hõõgumist ei olnud. Sa võtsid maha lihtsalt ja said jälle edasi nagu minna nagu rahulikumalt, need toimisid väga hästi. Ja oli jube ammu teinud seda. Ja mul on bändis kindlasti uued nüüd, või mitte uued, aga mõned, kes ei ole kunagi teinud seda, see oli veel Stigi aegadel, me tegime neid asju veel, et seda võiks tegelikult proovida uuesti. Nii et tõeõhtud tulevad uuesti bändi tagasi. Ma arvan, et võiks tõe, jah, seda tegelikult oleks tore, kuigi me oleme väga heas kohas praegu, sest mõtlen, kui need taskud on nii kaua teinud seda, et eks nad kõik oma ragistamised ära ragistanud ikka, et kõige klassikamistel teemadel, et üks arvab, et nii peaks tegema, tegelikult see ikka hoopis tegelikult see üldse hea mõte on ju. Ja eks me oleme seal ka, kõik on ikka isiksused ja meil on nali, et bändiga on, et seda kuulatakse seda, kes kõige kõvemini karjub see hetk on ju nagu üle, et siis nagu toore jõuga pead üle sõitma, et need ülejäänud see meeste kari siin ka kuulaks nagu. Ja kui sa vaikselt minu arust, et nagu nurgas, siis ei huvita kedagi nagu see, et sa pead siin on nagu puhas alfa isaste nagu niisugune clashimine nagu. Aga see kõik on see arvestanud, see on fine, et see nagu, et niisugune kiire, hästi vali ja nagu siis ei teata midagi väga sisse, see on mõnus. Mulle meeldib see, et sa praegu selle nagu välja tõid, siis tundub, et see on jälle ühine nimetaja nende kahe pikaaegse suhte puhul, mis sul on elus, nii paari suhte puhul kui ka Traffic'u puhul, ehk siis ausus. Et see on nagu, ei väsi seda nagu kordamist, ma arvan, see on see, mis on pikaajalise suhte nagu saladus, et olla nagu aus omavahel, tuua kõik asjad välja, mis vajavad välja toomist. Isegi nad tundub vastikud ja õudsed see hetk nagu siis. Ega ma arvan, et sulle Anni on ka öelnud asju, mille peale sa tahad ära solvuda. No eks ikka muidugi. Ja, et tahad võtta milleks nagu... muidu need poolööni vestlused, endalgi tehtud, need on need ilusti, et me kutsume suhteauditatakse seda tööriista, tõeõhtu on ka päris kena. Tõeõhtu on päris kena. Päris kena on tõeõhtu nagu. Et selles suhtes, kui sa copyrighti pole pannud, siis varsti on papsidel on suhteauditi, muudame tõeõhtuks ära. Et siis registreeri kiiresti ära, muidu me copy with pride. Et tuleb väga lahe, aitäh, et sellega sisse tõid juurde. Meil on siuke väike lõputraditsioon ka meil selle nagu podcastis, et me küsime siuksed nagu väiksed pisikesed küsimused ja saad lihtsalt lõpetada lause. Et mis esimene asi, mis pähe tuleb? Et vaata, mis sul on, mis sul tuleb. Küsi sa? Väga hea isa kõige tähtsam omadus on? Olla kogu aeg olemas ikkagi, et isegi kui sa füüsiliselt olemas ja olla kättesaadav ja olla nagu ka
vaimselt olla olemas lapse jaoks. Mis see tähendab? Ma tahtsin täpsustada, et vaata, sul on ju tütar on juba nüüd siis hakkab 19 saama. Aga need hetked, kus ta nüüd nagu korralikult lammutas näiteks piire katsetas, kas siis ka? Ja muidugi. Siis ka, sa olid jumala maru vihane, sa teadsid, et võib-olla tuli hiljem koju või tegi mingit hullust ja värki. Mul on olnud väga ühed lemmikud ka vestlused tütrega, ongi, kui 17-18 sai sealkandis, kus me rääkisime ise ka 8 ja väga pikalt ja ma rääkisin ka asju enda noorusest, mis lollusi ma olen teinud nii-öelda, mida varem ikka väiksel lapsele sa ei räägi seda. Ülivajalik. Vanem ja see aga ma rääkisin nagu ausalt oma ämbrite kolistamised nii-öelda ära, mis on juhtunud ja see meid kohutult lähendas ja tema rääkis nagu enda asja mulle ja see, et muidugi ongi, teismiga ongi keeruline. Sa näed inimese pealt, sa näed füüsiliselt ära, tal on endal ka nii keeruline, tal on käib kõik hormoonid korraga, see on nagu ja siis on jälle seal natuke rääkida ja mõelda ja seal öelda, et mul oli ka, ära muretse, et see läheb üle ja lähebki. Väga hea. Küsin järgmise küsimuse. Väga ägeda paari suhte salajane koostisosa on? Ma pean ikka lõpetamast nii, nagu mina lõpetaksin selle lause. Mina ütlen, et maailm parim naine. Ma ei saa, sorry, ma pean... Kui ma ütlen, peast, ma ei jätada, kui ma olen aus olen, siis mina ütlen niimoodi. Täna õhtul on demo on kuum, kirjutatakse maailma parim naine, kuidas saab tellida. Parim kingitus, mida üks lapsevanem saab oma lapsele kaasa anda? Parim kingitus, mida kaasa anda saan? Ellu kaasa. Ellu, jah. Nüüd oleks nagu vanakooli. Ikka mingisugused nagu õpetus... Ei, me ei ütle. Pigem mingid traditsioonid, peretraditsioonid just. Mingid, mis ma olen võtnud oma vanematelt tule, mingid ei pole üldse suured, mingid tillukesed väiksed asjad. Aga too need väiksed asjad, mis teil on, mida sa annad näiteks, minu vanematelt öelda, mida mina viin oma lastel üle, on siukene nagu väikene, mis tuleb minu vanavanematelt siis tegelikult, on iga õhtul siukene, sa ütled lapsele siis nagu sõna, ehk siis sa ütled midagi head ööd päikseke, head ööd tassike või sa nurga mingid raadid, head ööd pipipiksukake ja see tuleb sulle vastu, lõppab olema kee, see tuleb mingi asja kee. Ja see oli meil alati niimoodi, see oli minu vanavanemate poolt ja minu ema poolt ja ma hakkasin seda jätkama ka. Ja nüüd ka priidikuga ja see on kuidagi nii tore, see sõna ootamine õhtul sõna ka, et ma selle ja see on mingi asi, see on hästi väike traditsioon, see ei pruugi midagi olla, aga minu arust see on nagu tore ja tähtis, et see on. Ma hiljuti võtsin nüüd ühe juurde, mida ma väga tihti võtad asju juurde, aga nüüd suht kähku kaud alt ära ka. Ma olen uhke, et sina kadunud, see oli juba ma olen mingi pool aastat kindlasti ja kuna me oleme pikendanud seda sõna nagu perioodi, ehk siis ma enne seda veel küsime alati ühe küsimuse, kui lugesin seda ja see tõesti toimib, et küsidki selle 5-aastase poisi käest, et mis oli täna su lemmikasi? Siis ta käib korra selle päeva läbi oma pea, siis võib-olla mõnikord ongi uue PlayStationi mängimine, aga mõnikord on see, et mingi eriti äge asi, mis nagu sündmus. Ja mõnikord ütleb mingi asja, aga sa ise kuulad ka, et issand, see oli tõesti äge nagu ja see tuli meelde. Ja loomulikult küsib vastu minu poolt ka, siis ma panen ise analüüsima ja tuleb vastu ütlema. Ja me siis koos ütleme need ära, siis tuleb see sõna, siis tuleb see musi ja kalli ja siis tuleb see nagu magamineku aeg. Et see küsimus on jube pull asi, mulle väga meeldib. See väga ootamatult tuleb mõnikord. Mõnikord on issi koos süüa tegemine oli äge. See on väga tore, see oligi, et tegime tere päeva süüa, aga mõnikord tulevad nii ootamatult asjad, mida sa üldse ei arva, et tal isegi meelde jäi. Ja mõni päev on ka see muidugi, mulle tuli mitte midagi meelde, see on ka fine, ära hakkas, ütle ikka midagi, nagu ei, siis tule. Täna on see päev, ma väsin, ei tule midagi, okei. Aga siis mõtle enda poolt, mis mulle tuleb. Ja siis tuleb, aga okei, see mulle ka meeldis tegelikult, et see, siuksed traditsioonide hoidmine. Rituaalid, traditsioonid. Jah, minu tore kingitus, mis on oma ilus kingitus, väga ilus kingitus, seda pole meil isegi see hooaeg veel öeldud, nii et see on väga ilus kingitus. Viimane küsimus, et lõpeta lause, et kõige paremini aitab, sinu koht sul läheb nii hästi, see sobib sulle perfektselt. Sulle loodud küsimus. Kõige paremini aitab pikaaegses suhtes kirge hoida. Ja siin ära ütle seda maailma parim naine. Ei ütle. Kirge hoida. Ikkagi need täiesti teadlikult võetud hetked, kus sa lähed kuskil kahekesi. Ongi kas sama linnas, kas hotell, aga see, kus sa ei ole korraks ema ja isa. No, absoluutselt. Kus sa oled ikka mees ja naine. Ja
ja kus sa nagu flirdid ja kus sa oled niisugune nagu täiesti teistsuguses rollis, mitte kas sa võtsid selle vetsu, kas sa poest võtsid piim, sa oled täiesti ja või ikka, kui õhtul lähed sööma, naisega restorani, siis üritad rääkida vahepeal nagu mitte lastest. Mõned teevad hästi karmilt, üldse ei tohi rääkida, eks see ei ole ka, ärme pane karmi rääkida ikka, mõnel nüüd see on väga huvipakkuv teema mõlema jaoks. Aga just, et see kirg aitab ikka hoida see, et kui sa korraks tuled nagu ema-isa rollist välja, et see ei ole ema-isa, sa oled mees-naine ikka. Täiesti nõus. Kuule, aitäh sulle, Silver, et sa täna meil siin stuudios istusid. Ma ütlen, et see pea 40-aastane suhe, mis sulle nagu kestnud on seal 140. See romanss, mis seal liivakastist algus sai, see on üks äge asi. See on äge asi, et seda nii kaua nagu hoidnud. Miks sa seda hoidnud oled, see ausus, see omale aja võtmine, eks ju, paarisuhtel aja võtmine. See on kihvt, inspireeriv. Ma ei tea, kus Illimar sul, aga mul oli igastahes väga äge sind kuulata täna ja põnevad saade. Väga põnev saade. Sai isegi kõrva taha pandud siin kirjutud ja mõned õhtud ja Suvile Lahemaal näiteks. Jah, see tundub, et see on õnnevalem. Meri aitab. Ja Meri aitab ka kindlasti. Et tõesti oli kihvt, et sa täna meile siia saatesse tulid ja siin pole üldse kahtlus ka, et kindlasti väga paljud, kes kuulavad, vaatavad, said ka siit endale nagu noppeid, et enda suhetesse nagu kaasa, sest meil ka ju 19 aastani on veel pikk maa siin abieluni, et rääkimata siis sellest tundmise ajast no koos. Nii et tõesti, aitäh sulle, et sa täna tulid. Ja mis muud, kui ütleme paar lõpusõna ka, kõigepealt meil üks lõpusõna, mis me alati ütleme, on meie ilus, tore toetaja Ecosh, kes on meile toetaja, kes on meie podcasti, aitab üldse teieni tuua kõik kuulajad ja vaatajad ja Ecoshi poolt on ka sulle väike kinkikott. Nii et saad head kraami paari suhtele kaasa sest iseenda ja sest kui sul iseendaga on ikkagi hea suhe, tervis on heas kohas, siis pole mitte mingit küsimust ka. Mina ei tea, kuidas sul kodus värvidega on, palju sul raamatut loed, aga see on hea lihtne raamat. Oih, näed, kukub siin. Panen sulle ühe raamatu ka siin. Ja Priidikuga saad lugeda ja lugema õppida. Palliraamatuga, mis tuleb siis minu poolt. Mina loen talle ette ka. Väga äge, see on üks lahe raamat, mis sobib nii täiskasvanutele kui ka lastele, siuke mõnus lühike raamat, selle saad ka kaasa. Selle palliraamatu samamoodi. Ei sobi. Ja see ei sobi, aga see sobib naisega koos. Pall sobib hästi ja kõik, kes meie Ecoshi fännid samamoodi nagu meie oleme, kindlasti Papsid 20, ärge unustage koodi kasutada, vaadake ikka meie Papside lehte, vaadake meie laagrit, meie koolitusi ja ega meil muud teil ei olegi öelda, kui pange see subscribe, jaga, telli, kus iganes Spotify's, Apple Podcastis või YouTube'ist meid kuulate ja vaatate, et info jõuaks kohale, jagage, kirjutage meile tagasi, kuidas see saade meile, see on kõige paremad ägedamad kirjad, mida lugeda, et kui teile päriselt korda läheb ka, mis me nagu teeme ja muud ei ole, kui kohtume jälle 2 nädala pärast. Nägend.